Tšau, aitäh, et vajutasid videol play, enne kui me läheme episoodi juurde, siis mul on sulle tähtis teadaanne, võib-olla sa pole kuulnud, aga meil Mulliveel nimega Piss Mullivesi on olemas ka nüüd ametlik merch. Kui sa lähed, ma näitan ette, teeme puust punaseks, kui sa lähed piss.business inglise keeles, pusines, nagu piss business, pusine, no see on juba ees, nii, vajutad, see võibki laiend olla, asemel meil on business. Piss.business, vajutad piss.business, kodulehekülg, siit saad osta, viib sinna, kust pissi saab osta ja siis Piss merch siin samas ka olemas. Me oleme ka launchinud Pissfest 2027 juba, võid seal panna going Facebooki evendil. Lähed Piss merch, avaneb uues aknas, Piss müts, Piss tännisärk, Pissfesti, neid on vist mingi limiteeritud kogus ainult alles. Võta, kui sa tahad sellist, et selg on lahe, nagu sa oleks tuuril käinud. Piss Mullivet saad osta ja Piss kombo on ka alla hinnatud 69 eurot ainult. Mine Piss.business ja toeta kindlasti mitte struggling Mullivee businessit. See on kohalik, see on Eestis toodetud, see on ja see näitab, et sina ka, kui sa seda toetad ja ostad seda ja tarbid, siis sa kuulud business klassi, nagu meiegi. Mina ja Hendrik Punso ja toeta meid. Võta merchi, võta vett ja pane going Pissfest 2027 ka juba while you're at it. Pohmellipäev, mul on pohmellipäev, mul on pohmellipäev, podcast Noriga, pohmellipäev, podcast pohmellipäev. Praegu sain aru, ma tegin seda uudiste ankru trikki, et siis kui muss hakkas, vaata, siis ma muutusin nagu hakkasid oma märkmeid vaatama ja vaatasin, sain aru, et ma ei vaadanud midagi. Vaata siis, kui on ebamugav kuskil üritusel või peol olla, sa võtad tela välja ja siis, kui keegi näeks, mis sa teed seal telas. Ja vaatad notesist. Gmail lahti, korraks vaatad updatesi peale, mitte primary, okei. Promotions, vaatad seda sama kontserdipiletit, mis juba 2 kuud tagasi ostsid. The Cure'ile lähen suvel. Päriselt või? Ikka lähen kuulama. Cure on suur lemmik ikka läbi aegade olnud ja nüüd Duo Root ju soojendab neid ja veel Antti Paalanen, kes on mingi Soome folkmuusik. Viljandi folgil paar aastat tagasi käisin, siis nägin seda tüüpi. Siuke habemik prillidega Soome mees ja siis tal on lihtsalt akordion ja siis jala alla mingisugune mikker pandud, mis teeb nagu kikki. Ja siis ta paneb kurgulaulu sinna peale, see on rets ja soojendavad Cure'i siis sellised artistid. Väga huvitav asi. Oota, see on ainult Soome omal on Duo Root või? Või kus sa lähed vaata kuulama? Eestisse tulevad. Unibeti sinna mingi parklasse vist või oli midagi sellist. Ma ei tea, ma lihtsalt lähen kohale siis, kui see augustis millalgi on. Türa, ma vaatan, mis asja? Tavai, nii. Ma teen nüüd täiesti teistele tüüpidele promo. Meil ei ole vaja, nad on juba nii vanad tegelikult. Vaata, mul ei tule selle, miks ma arvasin, et ma peaks teadma Cure'i frontmani nime? See on Robert Smith. Robert Smith, kuskilt on läbi käinud. Üks koomik Tom Segura tegi ennast mingiks Halloweenil. Tegi ennast praeguse aja Robert Smithiks. Juba natuke laiali läinud see meiks seal. Ta oli mingites meemides ka vahepeal, kui oli see, et umbes kui sa oled mingi 4-päevase benderi teinud, et võtta, kui ta kuskil tuleb täiesti samas nagu välimus on nagu, eks me kõik muutume ajaga natuke koledamateks, aga see on okei. Aga hääl on tal vastu pidanud, see on nagu imeline, et siis tuleb sellise maneeriga laulda, kaeblevalt. Ja rääkides vanadest täiesti normaalsetest artistidest, Morrissey on ka väga nice tüüp. No jah. Et sama ajast. Kas Morrissey viimastel aastatel ei ole see, et ma jätsin laivi ära, sest et ma ei viitsinud või midagi sellist? Mul oli kõhus imelik tunne, ma otsustasin, et ma ei lähe kooli täna. Just, ma ei saa. Ma olen lihtsalt kuskilt, ma ei ole süvenenud üldse, aga ta on väidetavalt nagu, ma ei tea, mis otsast siis ära keeranud, aga nagu mis tüüp üle 50 ei ole ära keeranud, nagu, sest see nagu, ma ei hakka praegu silti panema, aga Eestis saaks ka mitu nime öelda, kelle puhul on nii, et üks pool Eestit on nii, et kuulge, laske tal lihtsalt väärikalt vananeda, teised on nii, et tere, see ei saa ikkagi olla nagu siuke tegelikult. Seda võib-olla, nagu kui sa teed juba kurja maailmale või keegi saab haiget sellest kangesti või mingid halvad otsused võetakse vastu nagu ühiskondlikul tasandil sellest, et sul on see kõlapind kusagilt nõuka ajast jäänud, siis kui sa mööda Venemaad tuuritasid, et siis
tundub, et räägime samast et tüüpist. siis võib-olla, ma ei tea, ei, jah, tegelikult ei. aga samas no ongi, nii kahju on, et väga palju on neid inimesi, kes, ma loodan, et meie nagu ei pööra ära tulevikus. Tead, see on nii ettearvamatu asi, sest et Sa ei saa ise ka aru. jah, täpselt, me oleme sõpradega arutanud seda, et mis see meie põlvkonna see mingid asjad on, mille vastu praeguse põlvkonna, nagu praeguse vana põlvkonna inimesed, mille vastu nad on. Noh, või ütleme mingisugune kooseluseadused või mis iganes abordi asjad, et nagu see ongi võib-olla täielikult mõistetamatu asi nende jaoks, sellepärast nad on niimoodi, keegi ei ole nagu, türa, ma olen nii kuri ja ma vihkan, vaid nad ei saa aru ja siis nad ei oska teistmoodi seda väljendada kui ja siis tuleb mingi erakond, kes räägib täpselt seda õiget juttu nende jaoks ja siis muidugi tuleb vaikselt tõrvik kätte nagu. aga et ma olengi mõelnud, mis see meie põlvkonna asi on ja siis pool naljaga, et tõenäoliselt me oleme nii, et AI ei ole päris naine ja lähed mingi sildiga ette selleks, et oma mingit poega päästa, on ju, et ära, please, ärge abielluge tehisaruga, palun, türa, see ei ole õige asi, me ei saa sitta. Aga võib-olla see on selleks ajaks nii arenenud, et see on täiesti läheb inimloomusega juba kokku ja kui see äkki ongi naisi vähem ja peabki ma ei tea, ühel päeval ärkad üles ja siis maailm tundub ümberringi nii veider. Saa mitte midagi aru ja siis sina oled see vana tüüp. Sina oledki see veider. Kui sina ainukesena sildiga oled, siis sa oledki hull. Jah. Aga jah, ühesõnaga, kui me siin juba promo tegime, siis L-Tips Agency Estonia OÜ korraldab The Cure'i 8. august, aga see-eest ja ma tulin neid esindama, ma tegelikult ei tea, kas L-Tips Agency on ja nad on vist Baltikumis kuskil kontoris istuvad mingid tüübid, promootorid. Nice, cool, lae, thanks Eik. Aga teeme siis sellega ära, 6. juuni on Eik sinul hoopis 6. juuni Vongraalis ehk siis Vana Vaba Lava, ma arvan. Jah, Telliskivis. See on ju haigelt suur ruum, mis on mõnus ja ma olen mingid pilte näinud, et sul selle ruumi täitmisega probleeme üldiselt ei ole. No tänapäeval on ikka keeruline. Mul on see punane tuluke vilgub pea kohal terve aja selle ürituse korraldamisega, sest et ma olin 7 aastat plaadifirmat X-Records all ja siis ma otsustasin detsembris, et nüüd ma olen täitsa indie, et ma tulen sealt ära ja et ma saan ise oma asju paremini aetud. Kuna lõpuks oli see, et ma ise suhtlesin nagu inimestega otsa mingi meelitsi päris palju ja siis mul oli see, et aga mis ma siis maksan kellelegi, et aga kuidas sul on, mul on endal lihtsalt see, et praegu võib-olla see inimene kuulab seda podcasti ka, aga ühesõnaga ma siin olen midagi maininud, et võiks äkki olla mingi inimene, kes aitab nagu mingi protsendi eest on ju asju hallata. Aga kui nüüd on see olukord ees, et nagu reaalselt keegi kirjutas, et kuule, et mis äkki räägime läbi, et äkki ma saan kasulik olla, siis mul on küll see, et ma tean, milline fucking värdjas nats kuradi mikromanageerija ma tegelikult olen mingites asjades. Ei, pikas perspektiivis sa nagu muretsed ennast haigeks lihtsalt. Mul oli tegelikult päris sükke aasta, et nagu kuna üritusi on üle aastate, iga aastaga tuleb rohkem asju, siis kui teha palju asju. Ja siis lõpuks oligi nii, et kuna nagu Mänekas oli ka ja tema nagu on chill vend, et siis ta vastas nendele nagu niimoodi, et ei tormanud kohe, et meil tuleb siis poole tunni pärast peab olema hinnapakkumine juba seal. Muidu olid liiga desperate. Jah, aga siis ma olen vastupidi, mina tahaks kogu aeg nagu inimestele kohe vastata ja olla kõigiga hästi meeldiv ja kohe tegutseda. Ja siis ma lihtsalt kassisin kodus, sest et ma mõtlesin, ma võiks ise ka sellele meilile vastata, samal Mänekas on teises aknas. Ei, las nad ootavad veits. Chill vend. Ja nüüd ma võtsin ohjad endaga, et nüüd ma muretsen, saan ainult ise enda otsa vaadata, kui midagi halvasti läheb. Tavi, ja kas sa seda teed ka, et sa kohusetundest võtad mingi projekti vastu, mida sa teha ei taha tegelikult? Jaa, no vabakutselisena on kogu aeg see, et sa võtad, äkki muidu ei pakuta. Jah, just. Ja siis märkamatult, siis see käib nagu lainetena kogu aeg, ma ei tea, kuidas sellest tsüklist välja saada, ju siis peabki mingi Vilsandile kolima. Et siis on nagu rahulik, aga jah, mingi kuu aega on selline tunne, et keegi ei huvitu sinust ja keegi ei taha sind kuhugi ja siis tuleb mingi üks pakkumine, mingi üliloll pakkumine, siis võtad selle vastu ja siis hakkad veel lolle pakkumise vastu võtma ja siis järgmine hetk on sul 2 kuud järjest nagu iga nädalavahetus. Ja siis oled T1 aatriumis tibukostüümis jagad. Ja. No eks ma üritan nagu ma saan laivi anda või midagi. Äkki muusikaga seotud, please, ma tegelikult olen päris andekas, mul on kataloog päris suur. Viimasel ajal on väga palju kutsutud rääkima turundamisest ja kuidas muusikaga raha teenida, eriti nagu mingi koolidesse. See on mingi teema praegu või rahast räägitakse nii palju, sest et majanduslikult keerulised ajad. Aga siis, jah, ma ei tea, ma ei julge seda teha, sest et kohe kui peab mingi kõne pidama. Ja veel turundamisest ja rahast rääkida. Ma ei tea rahast mitte midagi, ma lihtsalt üritan teha niimoodi, et
püsiks stabiilne jah. firma konto. Aga siis on see, et selle rahast rääkimisega, see on nagu hea, mina arvan, et see on hea, kui nagu noortele seda tehakse koolis või kuskil, aga ma ei saa nendest konverentsidest aru, kus korraldaja on mingi rahainimene, kõik, kes publikus on rahainimesed ja siis lihtsalt taotakse üksteisel lahti või noh, viisakalt upitatakse üksteist piedestaalil, et mitte öelda taotakse üksteisel lahti, seal läksin kohe labaseks jälle, sorry. Ja siis upitatakse üksteist, räägitakse, kui lahe on ja siis kurat, kuskilt tuleb jälle see tuvimaskiga tüüp, räägib, kui palju tal kontol on ja siis, et selles mõttes more power to you, et te oskate nagu rahast huvituvatele inimestelt võtta selle konverentsi tasu, see 99 eurot soodukaga, nagu, et nad tuleks kohale ja kuuleks, kuidas 70. korda Raivo Hein räägib, kuidas sa oled vaene rott, nagu. Aga et nagu see on natuke siuke sadomaso värk ka, et inimesed lähevad sinna ja siis sa arvad, et sul läheb hästi. Aga las ma räägin sulle, kus mina olen ja kuidas saad sina veel kaugemale jõuda. Kõik ütlevad, et sa pead hängima nagu endast edukamate inimestega, siis tuleb sul ka edu justkui. Minu kogemus on täiesti vastupidine. Kui mul kõrvalt nagu mingid inimesed hästi edukaks saavad, mul on nii, et mul on kogu aeg pärast sitt tunne nagu, lähed mingile sõbrale küll, sul on siuke korter või? Siis ta ütles, me ostsime välja, me saime enne sealt, kui müüsime selle maha, siis võtsime selle, chill on. Siis ma mõtlesin, sa oled vaene rott nagu mina ja nüüd on see, siis mul ei ole see, et hei, mul on hea meel su üle ja ma tahan nüüd ise ka suuremat korterit, mul on pigem see putsi, ma olen kõik valesti teinud. Ma arvasin, et me lihtsalt hängime, tüüp salaja kogus pani kõrvale ja investeerib, ma ei tea, mis nad teevad. Kuradi kinnisvara. Nõmedad tüübid, nagu me pidime koos vananaks jääma ja alkashid olema. Aga jah, seda räägitakse, et nagu hängi, ole nagu seal, siis motiveerida üksteist ja igast, nüüd mul on tulnud ette, et mingisugused mitte nüüd veits vanematel meestel oli see, et hakkas tekkima mingid väelaagrid on ju, mingisugused kakaojoomise asjad. Need olid tüüpidele, kel juba raha on olemas, aga nad said aru, et persse meil sõpru pole on ju. Ja ma ei oska naistega suhelda. Nukk kinni see pole. Jah, üldistan suurelt. Aga nüüd on see, et nüüd on vist see suur üksilduse pandeemia ja siis meil tuleb viidi siiamaani, et noored tüübid teevad mingit networking gruppi, et liitu meie grupiga. Ma hakkasin huvi pärast täitma mingit küsimustikku isegi. Ilmselgelt täiesti mälus peaga nagu, et tahad heitida, et nad niikuinii küsivad varsti raha siin, see on niikuinii mingi üksilduse ära kasutamine ja teete ilusa pildi endast, et tahate mingit kommuunil juba üksteist upitada ja siis hakkad täitma seda küsimustikku ja poole peale andsin alla, sest see oli nii pikk ja ma ei jõudnudki lõpuks sinna, et kas nad tahavad raha või mitte. Aga mõtle, see lihtsalt mingis mõttes, kui seal on väike kuutasu, ilmselgelt korraldustiimile peab andma kuutasu, aga siis sa nagu ostad endale gängi nagu justkui. Et see tegi korraks isegi kurvaks, et kui siuksed asjad on popid, siis see tähendab, et on väga palju tüüpe, kellel on nii, et mul on nagu olemas, päris smart tüüp, aga ma ei viitsi Discordis nagu mingi faceless inimestega ka elu lõpuni suhelda. Lähme siin päris maailma, naised ei vasta Tinderis, mida ma valesti teen, võib-olla saatsin liiga vara munnipildi, eks seda asi on selle peale. Ja siis on see, kutid, me networkime, teeme kainelt midagi keset päeva, vaata koos ja räägime, mis businessit me teeme. Et võib-olla tõesti, äkki see on mingi asi. Ei, hobid peavad olema selles suhtes. Kui sinu hobi on nende inimestega seal networkida ja oma pangakontodest ja nende kasvatamisest rääkida, siis see on okei. Ja see ei ole... Vähemalt ei süsti, nagu öeldakse. Ja see ei ole üldse kurb. See ei ole kindlasti kurb, et raha on ainuke asi. Jah. Mul on see teooria, mille pärast kõik mind vihkavad. Tõenäoliselt, kui ma nüüd selle ära ütlen. Ja võib-olla olen seda öelnud ka mitu korda. Ma ei tea, mis sa arvad. Et võib-olla hüppa minu paati. Mul on see teooria hästi naiivne, et kui minu kirg oleks raha, ma oleks ammu rikas juba. See tundub nii lihtne asi, et kui su kirg on ainult kuidagi vahelt kasuga raha teha. Ma tean, kohe on see, et aga konkurents on nii rets, enamus mehi, nende justkui kirg on raha, sest need muud võib-olla, mingis mõttes väga oluline asi ongi raha lihtsalt teha. Ja sealt tekivadki need, et kuidas sa rikkaks said? Ma ei tea, ma avastasin, et vanasid akusid on vaja ümber töödelda maailmas ja siis nagu leidsin mingi niši. No eriti Eestis, siin on nagu... Tegin mingi uut moodi aku. Siis on nagu, sellega või? Ma mõtlesin, meil on akud olemas nagu. Sellist akut ei olnud, veidi panin rohkem sisse mahtuvust ja nüüd full miljardär nagu. Siis on, okei. Eks minu see loll teooria on see, et kui mu kirg oleks see, et lihtsalt rahhi teha, nii palju võimalusi on ju, kuidas raha teha. Mingid kasvõi nagu, kasvõi lähed juristiks nagu, oled hea jurist, paned kõrvale, hakkad kinnisvarasse investeerima, võtad osalusi. Et nagu lihtsalt clickbaidina ja ragebaidina, ilgelt lihtne, kui su kirg on raha ja sa ikka vaene oled, siis oled
liigu edasi eluga nagu sa pead. ma käisin seal LHV Norteka Sõpruse kino teeb praegu neid seansse. Jah. Siis seal käivad igasugused mingid noored muusikud käivad näitamas oma mingeid lemmikfilme. Ja siis pärast sai LHV selle kotikesega ja siis seal olid erinevad tooted, näiteks sokid, kuhu peal oli see hashtag ära ole vaene kirjutatud. Ei nagu ülihea lõikega asi, ma sain mingi pikkade käistega sihukese ägeda, sai mingid leegid peal, ma mõtlesin täiega popp ja noortepärane aine, musta värvi sihke. Aga siis seal on selja peale ka kirjutatud mingi hashtag ära ole vaene ja siis mul on kohe see lööklause on, ma ei tea, kui ma mõtleks kogu aeg rahast, ma läheks hulluks lihtsalt, ma ei suudaks nagu, kui ainult turundamisest ja rahast mõelda, no eriti muusika ja mingi kunsti asjade tegemisel, siis eks praegu ongi, nagu kui ma vastan päev otsa meilidele, aga ma siis õhtul ei viitsi väga kirjutada mingeid sõnu või stuudiosse. Et selles mõttes elu Mänekal oli õigus, et sa peadki võtma selle enda päeva, vaata. Writing päev ja siis peavad kahjuks kõrbema need asjad. Aga see rahast ja see, mis sinul on see tuus, et sinu puhul ma ei ole pannud tähele, ma ei ole küll igat su lugu kuulanud. Neid on suht palju. Neid on väga palju. Ma vaatasin just, mul on see täielik eik, et kõik laulud, mis Spotify's on, seal on veel mingi eelajaloolise eigi ajastu ka, kus ma vist panin 2 plaati välja, kui ma olin mingi 14-15. Jesus Christ, okei. Ulbeast on ju. Siuke ATH muusika hästi palju mõtteid ühte laulu korraga pandud, hästi pikad read ja vend lihtsalt spitib mingi tausta peale ilma miksimata välja pandud. Aga mul oli unistus. Aga siis need, mis on Spotify's, siis seal on vist mingi 120 midagi lugu. Selles mõttes tuus on see, et seda võib juua või? Jaa, võid võtta ka White Monsteri või Red Bulli. Mul jääb süda, tulin siia, ma enne jõin tegelikult 2 kohvi järjest. Ma olen ka 2 kohvi, ma proovin selle Monsu varsti ära, vaata, mis saab. Aga jaa, seal tõesõnaga, sinu puhul ma ei ole seda näinud, et sa nagu teeks seda vahel mõnel artistil tekib nagu see, ma isegi ei oskaks näiteid tuua, aga on jäänud võib-olla siuke küüniline mulje mulle, et mingi hetk artistil on see, et sa oled kogu aeg mingi truuhead ja siis on näha, et käis mingi plõks ära, et türa ma ei viitsi enam vaene rott olla ja siis hakkad valemi mussi tegema nagu. Aga sinu puhul nagu pole näinud seda, mis on nagu tuus, et ma tegin selle ühe plaadi, kus olid, aga see oli ka kukkus siuke indie värk välja. Mul on tunne, et ma ei ole võimeline tegema lihtsamat muusikat, kui ma teen. Et ma vist mul ei ole seda loomingulisust, et malli järgi või valemi järgi musa teha hästi, see kõlaks siis ilmselt kohutavalt ja keegi tahaks kuulata. Aga 2023 tuli siuke plaat nagu Ei lase sul magada, mis oligi lõpuks nagu arvata võis siuke läbimurde plaat natukene, sest et ma kutsusin sinna kõik tolle aja kõige kuumemad räpparid kampa. Ja vaatasin umbes, kuidas William Drill on mingi 80 BPM-i aeglase siukse kitarri biidi peal saab hakkama. Jaanus Saks oli ka? Ei, Jaanus Saks sellel hetkel vist ei olnud enam väga teema. Või nad on kogu aeg teema mingisugustes ringkondades kusagil Eestis. Ma ei tea, ei ole kursis. Proovin Valge Monsu, nagu ma ei teaks, kuidas see maitseb. See on sellepärast, miks on näonahk perses on. Õudus. Kõik ütlevad, et see on sulle halb, aga noh, kui te teaks, mis elustiili ma elan muidu, siis Nektar. Kuule, aga millal see, ma seda ei teadnudki, ma mäletan, ma kunagi nägin sind, me ei tutvunud siis, aga ma nägin sind esmalt korda vist, sain su eksistentsist teada, mingi kuradi EKKM-i hoovis, mingi välipidu, ma ei tea, miks ma seal olin keset päeva, aga sa hakkasid seal soundchecki tegema, ma ei teagi, kas ma olin ise seal DJ äkki hiljem, et ma tulin varem midagi sinna tooma või tšekkima või oli mingi daytime asi ja siis ma vaatasin, kes see nagu, sa olid siis hästi noor, see võis vabalt mingi 2018 või midagi siukest olla nagu. Ma ei tea, ma ei mäleta, mis siis toimus või äkki oli mingi muuseumi öö asi, mis oli äkki 2017 või? See oli see, et 2016 oli noorte bändi festival, kus ma sain finaali ja siis eriauhinnana mind pandi Tallinn Music Weekil mingi 7 erinevale lavale esinema järjest. Siis lõpuks tõi ägedaid asju ka, aga pärast seda ma olin nagu, ma vist tegin paar aastat veel Tallinn Music Weekis, tuli koroona vahele. Oota, kas see on see, tere, mis see ühe aasta kahjuks ainult 1 aasta korraks toimus, mingi
Sweet Spot. See oli seal Kultuurikatla juures. Jah. Sweet Spot oli äge ja seal oli väga huvitav layout lavadel, et seal oli 2 väikest lava selgadega üksteise vastu ja samal ajal vist hakkas Jarek Kasar tegema kontserti ja ta oli hästi vali. Ja ma ei olnud üldse läbi mõelnud oma asjaga, mis ma tegin seal. Ma mäletan lihtsalt vist Olav Osalin tuli filmis 5 minutit mind telefoniga niimoodi täiesti kivinäoga, läks ära. Ja siis oligi see nagu vahetusid inimesed, et mul oli nagu vahepeal tulid inimesed, vaatasid, siis see oli nagu siuke läbikäigu hoov, et nad läksid kõik Jarek Kasarit kuulama sinna teisele poole. Aga see oli väga cool. Ma ei tea, mingi Pjat Nitsa käis esinemas 20 minutit vist viivitasid või pool tundi. Ma nägin, et nad olid lava taga ja tegid suitsu seal ja lihtsalt chillisid. Ma olin nagu lava ees täiesti. Ma ei olnud päev otsa midagi söönud, ma olin ise laivi andnud, mul oli üli väsinud olla. Ma olin vist päikesepiste ka saanud seal vetsudega oli vist, et need oli mingi väike hulk. No see on ikka see esimest korda suure festivali tegemise värk. Ja siis nad lõpuks tulid lavale. Nublul oli live, kus ta ajas vist 3 korda oma laulu sõnad sassis, ütles, et suva teeme mingi muu loo. See oli tema see alguse era. Tal oli mingi pruun tracksuit, ma mäletan. Ja Tommy Cash oli pärast teda vist ja Tommil olid kondoomid peas, nii palju ma mäletan. Ja Martin Kuningal oli mingi kimono. Ja mu lemmikasi selle festivali puhul, mul praegu tulevad mälestused kõik meelde, et siis on hea siia purki püüda, kunagi sa vaadata, et mis seal kõik oli. Tom Modell esines ka ja ma avastasin mingil hetkel, et ma saan oma selle kaelakaardiga ka pealava backerisse, kus on normaalsed WC-d, mida keegi ei kasuta. Ja seal oli 3 vetsu, need kõik olid lukus, siis ma ootasin see päise päeva ajal enne Tom Modelli kontserti ja Tom Modell tuli vetsust välja. Ma läksin pärast teda, istusin maha ja see iste oli soe. Ja siis ma mõtlesin, kurat, ma olen Tom Modelliga sama vetsu võtti välist. See oli äge ja toredad ajad. Ja soe prill-laud. Ja. Aga jah, kahju siukest kesklinna festivalit enam ei ole tegelikult üldse või? On proovinud keegi? Igast need vanalinna päevad, pealinna päevad, kus selle merepäevad, kus veits on nagu et keegi ei riski seda välismäe tüüpi tuua, vaata, ja siis on veits samad näod ja keegi jälle... A Tartu Punch on, seal on nagu vist... sinna tulevad... Seal on vist lihtsam teha, sinna tuleb Viagra Boys, kes on minu suur lemmik ja veel igast ägedaid Night Tapes ja kes seal kõik on. Ja Who ka. Ja meie ka. Ja teie ka või? Me oleme mingi päise päeva ajal seal muidugi vist ilmselt avame seda esimese päeva üritust, aga siis... Millal see, mis need kuupäevad on? Tartu Punch... 3.4. juuli vist. Juuli, ta või? Jah, aga see on äge. Tartus toimub isegi rohkem asju. Ma olen rohkem Tartus käinud suurtel kontsertidel viimastel aastatel. Lihtsalt sellepärast, et neil on see lõppematu Tartu 2024 kultuuripealinn, et nad said korra selle kätte, siis aasta aega oli ja nüüd kestab edasi lihtsalt juba teine aasta. See on nagu Jazzkaargi, et millal see ei toimunud. Jah. Jazz on punk. Kuu on päike. Aga kes ei tea, Tartu Punch artistid Who, Viagra Boys, Jack Garrett, Baxter, miks ma kõik ette olen? Oota, siin on, ma tahtsin seda küsida, mis sul selle, millal see number tuli? Spotify's on number, kas see on lihtsalt, et ära distinktida mingist teisest Eigist, kes ära... see oli 2016, Spotify oli just saanud nagu mingiks teemaks minu jaoks ka. Et ma mõtlesin, et peaks sinna ka panema mussi, mitte ainult YouTube'i ja SoundCloudi ja siis ootame, et keegi 50 € eest kontserti tegema kutsuks. Et siis ma mõtlesin, et ja mu nimi oli tollal EIXT, nagu EIXT. Ma mõtlesin seda mingi 3 päeva 14-aastasena. Suvel tegin ühe laulu valmis, ma pean seal välja panema, mingi pseudonüüm ka olema, midagi ägedat ja siis tollal oli XT, oli mingi äge emotikon, siis ma panin selle lihtsalt oma nimele otsa. Ja ma olin sellega kuni aastani 2016. Siis ma otsustasin, et see võib-olla ei ole see nimi, millega ma tahan vanemas eas ka tuntud olla. Ja siis ma mõtlesin, mu päris nimi on ka äge ja paningi lihtsalt Eik sinna, aga kuna ma laadisin mingisuguse tasuta platvormi kaudu Spotify'sse, just oli nagu väga raske hallata seda, et kuhu see üldse läheb ja kas see oli see mingi vahepeal oli, ma mõtlesin... Root Note oli selle asi. Okei, siis ma ei saanud. Ma mõtlesin, mul on ka see, et ma olen paar korda pannud Spotify'sse asju. Sorry, et ma vahele sõitsin. Ma ei saa sellest aru, et kui mingi DistroKid oli ka vist mingisugune subscriptioni põhine, et kas ma pean siis põhimõtteliselt surmani maksma subscriptionit, et nad püsiks Spotify's või need asjad või?
seal on ka mingisugune lisatasu, mis sa saad maksta per väljaanne. Ma nüüd tean seda sellepärast, et ma ise pidin just DistroKid'i uue singli mingi veebruaris välja panema. Sa saad maksta mingi 9 eurot neile ühe laulu kohta ja siis nad hoiavad seda nii-öelda igavesti seal. Okei. Uus singel on siis No Fillers, jah? Jah. No nüüd ta on juba paar vanem, mis see on. Ühesõnaga see, et Take 2509 on, ma eeldan, sul on ka siis 25. september on sünna või? Yes, jaa. Sest see, kui see oleks 2009 sündinud, mine päris. Jah. Nice, aga... See on haige. Oota, kui vanad 2009 sündinud inimesed on? Nad on nüüd ju 16 või 17. See on haige. Mu väike õde sündis 2007 ja ta on praegu 18. Ma ei oska seda nagu ette kujutada endale tegelikult täpselt, et need inimesed on valimisõiguslikud. Saavad otsustavad mingeid asju ja peavad tööle minema. Ja. Mulle tuli väga meeldiv e-mail tuli hiljuti inboxi, et gümnaasiumi lõpetamisest on 20 aastat mööda. Mulle ei nüüd mine päris, ma ei taha seda e-maili näha isegi. See paneb natukene asjad perspektiivi ka. Ja. Vähemalt nüüd, kus ma olen oma 20-ndate keskele jõudnud, ma olen 25 praegu, siis ma hakkan aru saama, et kui sa oled tiinekas või laps, siis tunduvad kõik jube vanad. Aga ühel hetkel sa hakkad aru saama, et nagu et ei ole, et 20 aastat ei ole pikk aeg, nagu sa oled ise 20 aastat juba ära elanud, siis sa hakkad tajuma, et su vanemad tegelikult ei ole nii vanad võrreldes veel vanemate inimestega. Umbes, et mu emal ja Ivo Linnal ei ole liiga palju vahet nagu. See ei olnud solvang, see on nagu lihtsalt see, et sa hakkad aru saama, et me kõik tegelikult elame siin sama, see läheb väga tiibiks, aga jah, et kuna meil on see mingi logaritmiline mälu või ma ei tea, et siis me kogu aeg mõõdame aega ju selle järgi, et kui vanad me oleme, kaua me ise oleme elanud. See on nii üks asi, mida ma veits nagu kahetsen, isegi seda ei saa kahetseda, sest see ei olnud minu võimusest väljas vist, aga mina olen hästi pikalt ja noorelt saati olnud nagu vanusepõhine nagu. Et nagu ongi see, et ma umbes peretuttavatega, ma ei saa ju nendega sõber olla, nad on ju mu vanemate sõbrad ju. Mu venna klassivennad, nad on mingid muld vanad tüübid, kuigi nagu 2 aastat vanemad, ma ei saa ju nendega olla. Sa oled see, mu sugulane on muust 4 aastat vanem ja ta on juba ülikoolis, nagu mis ma temaga suhtlen. No minu jaoks pani asjad perspektiivi see, et mu bändi trummar Rein Fuchs on 44-aastane. No, võt, ja absoluutselt täpselt samamoodi ka nagu meie käitub. Et mitte midagi väga vahet ei ole, lihtsalt elukogemust on rohkem ja on jõudnud natuke rohkem bände teha. Aga ma arvan, sinu puhul on paljudel kindlalt, kui on praegult siukseid noori, sinust nooremaid, kes on selle minu väikse kiiksuga, et kõik peab olema vanuse põhjal. Mul jäi karp lahti, kui ma sain teada, et Lauri Pihlap on just vist 5 aastat vanem. Aga et kui inimesed, nagu sinagi, kui inimesed on hästi noorelt tulnud nii-öelda orbiidile ja sa oled fännanud kedagi, ütleme, et kes on siis 15, kui tema on olnud 12, siis ta juba tundub nagu, et sa tõenäoliselt on ju 20 või vanema klassi poisid. Ja siis saad aru, et nagu tegelikult eksisteerid kõrvuti tüüpidega ja nagu sa lihtsalt olid, siis olid tatt, aga tema oli veidikene tiinekam ja siis paned nagu, et siin on 15 aastat vanuse vahet. See vanuse asi on väga huvitav. Mul on tulnud nagu mõlemast spektri otsast kommentaare, näiteks kell 3 öösel oligi Tartus see mingi Uba ja Humal vist või midagi sükest, mängisime Jacob Collieri kontserdi Aftekal muusikat ja kell oli 3, kõik oli juba läbi saanud, inimesed veel istusid seal, tuled põlesid ja jaurasid seal mingi, et sina ka vend, ei saad veel kõvem vend, mulle teeme koos loo. Ja siis tuleb üks tädi juurde ja mingi kokteiliga selles sa oled Eik või? Mul abikaasa ütles, et sa oled Eik. Aga ma ei usu, et sa oled Eik. Ma olin mingi, et ma olen Eik. Ma ei usu. Mul abikaasa ütles, et sa oled mingi 15. Kell oli 3 öösel. Ja siis sama spektri teine ots oli see, et ma olin Pärnus vist. Andsin kontserti, kui ma õigesti mäletan. Ja siis tuli mingi neiu juurde ja ütles, et ei, ma olin Tallinnas mingis koolis käisin jutustamas ja siis tuli ka, et mu sõbranna arvas, et sa oled mingi 40. Et ma ei olnud enne su nägu näinud, et ma olin ainult muusikat kuulnud. Et siis täiesti... Vanade inimeste mussidega veik. Ja. See ei saa ju noor olla. Ma ei tea. Vana hing. See, kes päris lüürikat kirjutab.
on tuurisärk selja, see ei ole, okei. Ei ole, see on koera see särk. Mõtlesin, et see oleks Von Krahli GKD särk nüüd selja. No samas mul on ka... Pole veel trükkinud see. Päris, ma panin nii valesti. Mul on ka enda promosärk seljas. Minge bis.business, telliga bis, mullivad bis, merchi, mida kõike veel. Meil on super siuke 10 minutit juttu ja siis tuleb jälle mingi reklaam, mingi random asjal, okei, see on nagu lubatud. Aga et minge kuulake, minge Tartu Brunchi. Mul on olnud siin mingid mõtlen, kas ma tohin sellest rääkida, ikka võin. Mingid sponsorid on olnud siin läbi aja aastate ja siis paar aastat tagasi oli üks siuke, kes uuris, et kas me saaks kuidagi nii, et sa nagu vestluse käigus tooksid meid jutuks, et teil mõjuks liiga reklaamina. Ja siis oli nüüd Ma alati unustan need asjad ära ka. Klassikaline kontserdil öeldakse enne, et ütle pärast, et merchi telk on ka avatud. Kui ma mõtlen 100 muu asja peale, nagu, et üritan neid inimesi hoida lihtsalt kõrist kinni, et nad ära ei läheks, et nad elaksid kaasa ja saaksid nagu ägeda kogemuse, siis lõpus on vaja kuskil öelda veel, et plaate saab ka osta, küll need nagu. Ja seal võiks olema. See oleks see, kus see manager tuleks lavale. Et hei, thanks selle eest. Eik nüüd läheb veidi vänitab jalga pärast saate. Juht. See, kuidas sul see, ma nägin su Instast, sul oli täiesti packed oli see katel mingi aasta tagasi või? Jaa, see oli nüüd 26. september eelmine aasta. Siis ta ei olnud eelmine sügis. See on ju isegi veel 8 kuud. Jah, midagi sükest. Oli siis, tuli pisar ka või? Ei, ma ei tea, ma olin pigem nagu soorituspalavikus, et kuna me tegime hästi pika kontserdi 2 osas, seal oli vist mingi 35 laulu või midagi sellist. No, mis tegelikult nagu ei, lõpuks mina ei saanud midagi selle raha. Me jäime miinusesse. Meil oli täis maja, aga me müüsime veits liiga odava hinnaga pileteid tänapäevase majandusliku olukorra kohta. Ja meil olid vist mingid kõige uuemad kõlarid seal, mingid L-Acoustics ja asjad, mis Eventeki vennad ise välja valisid. Kõik oli üliäge, aga lihtsalt mingi 100. promoüritus, mille eest nagu teised said palgad kätte ja siis lõpuks minule jäi miinus. Aga kas see filmisid üles või? Seda ei jõudnud? Mingi osa, meil oli seal mingi tüüp ja siis oli veel 2 tüüpi oli handicammidega, aga ma ei tea, heli poolt see oleks hästi. Ei, heli salvestasime kõik üles, meil oleks olemas, aga ei viitsi seda miksida, masterdada ja neid ägedaid kontserte tuleb veel ja lõpuks on nagu, alati on see, et ma mõtlen pärast mingit järjekordselt ägedat kontserti, et okei, see oli top 10 praegu, tore, et üles salvestasime, kindlalt panen mingi live EP ka välja. Seda ei juhtu mitte kunagi, sest et siis tulevad juba järgmiste kontsertide korraldused peale. Et hea, et me selle ühe laulugi saime Spotify'sse koos. Oligi vist see, et ja kuna ma ise nagu mondin oma musavideoid enamasti ja teen neid asju, siis ma mõtlesin, et lihtsalt see faili maht ja kui palju ma pean siis mingi kõva ketta back-up'e tegema. Ja samal ajal on vaja sooritada seda kontserti ka seal ja teha see ägedasti, et kumb siis on olulisem, mis ma lihtsalt ütlesin sellele videovennale, et filmi nagu sealt ülevalt lihtsalt kogu see esimene laul ja intro üles, et see on äge ja siis ülejäänu tee lihtsalt mingeid kaadreid. Aha, tavai. Mingi... Põhimõtteliselt kunagi, kui tahad, sa võid teha mingi lühendatud versiooni, et algus ja intro on olemas. Ma saan panna niimoodi, et nagu heli on all miksitud ja siis ma panen sinna lihtsalt nagu loopima, ütleme nagu mingeid jupikesi nendest konkreetsetest lauludest. Aga sa mainisid seda piletihinna asja, see on jumala, see on nii päris teema, nagu ma ise olin ka nagu, ma näen, kuidas koomikud peavad hinda tõstma, käibemaks tõuseb, siis ma enne ei tulnud selle peale, et see ju mõjutab nagu meid, sest et nagu keegi, sa ei saa, ei ma lihtsalt nagu, ma olen nii vaata OÜ majandusega harjunud ise, sest ma nii pikalt on nagu üksik ettevõtja on ju põhimõtteliselt. Ja me ei mõtle sellel käibemaksul, aga iga pileti hinna sees on ju see käibemaks ja kui see on nüüd nagu viimase 5 aasta sees vist 4% kasvas või on ju, siis see, ilmselgelt peab piletihind tõusma, aga see tähendab siis, et tavatarbija maksab ära selle käibekas, et mina saaks sama tulemuse ja siis sealt tekibki see, et käibekat tõstetakse, see ei ole ju, ettevõtetel on jumal pohhu, tavainimene maksab selle kinni nagu. Sest ettevõte lihtsalt, riik tõstis käibemaksu, ma pean hinna suuremaks tegema ja aga näedki igalt poolt kõik rendihinnad tõusevad. Me tegime selle BIS-festi ka, panime pileti nagu 12 või 15 eurtsi ja nagu ilmselgelt liiga vähe. Meil oli ka nagu napilt nagu siuke,
nabilt võib-olla ei tulnud. Mis teil seal lihtsalt on saali vaja, paned kõlarid püsti ja kui räägid sinna mikrofoni ja mingi taustamuusika võiks ka tulla. Ongi kogu lugu ja mingi lamp püsti. Ja siis aga... Et vist teeniste palju sellega, et see läks kõik teile tasku. Alati on see lähenemine, nagu inimesed, sa ei mõista lihtsalt või nagu sa ei hooma. Mulle just kirjutas ka keegi, ütles mingi, et olen su suurim fänn, ta hakkas mind 2 tundi enne seda follow ma Instagramis ja siis kirjutas mulle, et olen su suurim fänn ja tahaksin väga kuulama tulla Von Krahli, kas sooduspiletit saaks. Ja siis ma lihtsalt rääkisin talle nagu kogu selle loo ära, et kuidas et kui tuleb, kui sina, kallis inimene, seda piletit ei osta selle hinnaga siis, ja siis veel paarkümmend inimest ei osta, et siis lõpuks mina maksan need piletid kinni. Jaa, täpselt. Aga jah, ma lihtsalt enda pealt võtan, et nagu tegelikult ongi see, et ma käin võib-olla nii vähe nagu vaatamas ja kuulamas asju. Et see, et ma näen, et kuskil keegi küsib, ma ei tea, mingid stand-upi eest, mõned tüübid küsivad, mitte küll huumoriklubi gängist ja nende stand-up koomikute gängist, aga küsib mingi 30 või 35 eurtsi pilet. Ja siis saad aru, et ilmselgelt see ongi see, sest et selle koomiku on üldse bookinud see venue. Ja venuel on see, et okei, koomik küsis mult fikst summa selleks, et see fikst talle maksta, ma pean selle tegema. Eks kunagi mulle on ka siukseid pakkumisi tulnud, aga siis ma ütlesin nagu, et meil jäigi selle pärast, et pilet ei tohi olla üle 25, sest et ma ei taha, et minu nägu oleks kuskil ja kõrvel on 49 eurtsi pluss pizza või mis iganes, pluss õhtusöök on ju. Sest et ma saan aru jälle, kohad ja lokaalid peavad ka ellu jääma, aga see on insane nagu vahel, et nagu, et see, et imidžit hoida, et sa ei taha olla mingisugune 35 eurtsi pilet nagu tüüp, mis on nagu... Ma olen praegu see 35 eurtsi pileti tüüp, jah. Oled või? Ja see Kraal vist on mingi 35 või midagi. Seal on ka see, et pileti see müügiplatvorm võtab vahendustasu. Ei, ma isegi see pole sama business isegi, sest et ma mõtlen stand-upi osas 35 on see, et sul on reaalselt vaata statiiv, mikker ja üks tüüp. Ja kes tuleb tavaliselt lihtsalt käed taskus kohale ja tihti pole isegi soojendajad, sa lihtsalt teed ära ja venue paneb 35 eurot. Sul on fucking bänd, sul on nagu tehnika vaja, tõenäoliselt ja kraali, sul on helimehed. Stand-upis pole helimeest vaja isegi, sul pole isegi mingit, sa lihtsalt lähed, iga koomik oskab veits pulti nagu ja siis... Kusjuures ma olen mõelnud selle peale, kui järgmine plaat tuleb nagu üsna sihuke bändi muusika ja kirjutasime lugusid sisuliselt niimoodi, et võiks akustilise kitarriga üksinda ka kõlada hästi. Et siis... Mees mõtleb. Ongi vaatan kõrvalt, kuidas mingi Mari Jürjensid ja Vaiko teeb ka väga palju siukseid üksinda keikasid, kus ta lähebki lihtsalt akustilise kidraga kohale, on mingi... Ma ei tea, mis lugu te tahate, Soorebased läheb. Ja sa võid seda päris hästi teha niimoodi, et ei ole vaja muretseda selle pärast, kes tuleb nulli. Sa pead tegema pigem tee väikseid keikasi väga palju. Kas mitte Jaan Tätt ei ole ka mingi umbes müüs kunagi Tartu lauluväljaku läbi umbes, siis ta oli lihtsalt odavate kõlarite ja mikrofoniga kitarriga. Aga nagu kui sa oled need laulud kirjutanud, see on hingestatud, siis ma tegelikult ostaks selle pileti. Ja pluss laululava on ehitatud nii, et seal polegi kõlarid vaja. Kui saaks seda siit tähenda nagu, akustiliselt, siin polegi tegelikult võin midagi vaja. Ja. Nii, mul on isegi notesid, ma ei ole küll ajakirjanik, aga oota, türa küll. Kas sa, sa midagi mainisid mööda minnes ATH-st, kas on sul nagu vehid niisama või sul on rohud peal ja sa oled nagu tegeled selle? Et kas sa oled nagu muusika on nagu ATH, aga see tuleb ikka vist ärevuse pealt. Mul on ärevushäire ja mingi maniakaal-depressiivne häire või igasuguseid asju võib öelda, et kui on paha päev, siis on kõik need diagnoosid koos, aga miskipärast, siis kui ma olen nagu arstide juures käinud, siis nad on nagu erinevaid diagnoose panda, aga tänapäeval on nagu lihtne on diagnoosidest, sul on järjest, kõik inimesed on peast veits hullud. Aga ma rohtude peale ei ole ja ei ole senimaani vaja. Täiesti nagu, pole vist, mis see sõna on nüüd see väga taktitundetu küska minu poolt tegelikult tänapäeva maailmas, oled rohud peal. Ma ei tea, praegusel ajal on nagu... Aga see, ma olen proovinud lihtsalt, kui ma näen, et mõni mu sõber on järsku chilliks muutunud, siis mul on see, et nagu, türa, ütle mulle, nagu mul on ka tõenäoliselt sama asi, nagu jaga mulle infot, kas ma peaks ka minema ja sa näed kõrvalt. Aga siis tead, ise ei võta seda kätte. Aga see, oled sa nagu, kui sa pead nagu mingit bändi kokku ajama ja
mingeid fiite tegema ja koos istumisi. Kas pigem oled nagu sina oled hilineja või on teised hilinejad? Pigem on teised hilinejad ikka. Türa, sa rääkisid need emaili vastamisest, sul on mingi... Mul on nagu lapsest saati olnud see asi, et... Kes siis sulle liiga tegi? Miks sa siis kogu aeg täpselt õigeks ajaks pead asju tegema? Ma ei tea, mu vanemad olid jumala normid, need püsisid nii kaua koos, kuni ma suureks kasvasin. Mul oli sama täpselt. Et jumala eest lastele oleks nagu enam-vähem. Aga mingisugune nagu kohusetunne tuli sellest või nagu mingi sisemine ment ärkas, kes kogu aeg oli kuklas püssiga ja ütles, et kui sa siin ei saa nagu 5+ selles aines, siis sa oled elus läbi kukkunud. Siis vanemad ei tulegi kokku tagasi. Äkki siis nad hakkavad üksteist jälle armastama. Itsi, miks sa tegid? Jah, aga see on nagu jäänud. Kunagi oli mul siis selle suure kohusetundega käis kaasas ka see, et ma pidin alati olema kusagil 20 minutit varem kohal või umbes niimoodi. Ma elasin Arukülas ka, mis on mingi 25 minutit rongiga Tallinnast ja käisin koolis 12 aastat Vanalinna hariduskolleegiumis. Jesus Christ, sa olid maakas ja käisid nagu siis VHK-s või? Oli teisi veel sinu? Kõige hullem oli see, et siis kuna ma käisin lasteaias ainult ühe rühma, 6. rühma ja seal olid mingid maapoisid, kes ei saanud aru nagu, et mis see vanaemaga istunud terve aja kodus, et sa oled mingi täielik memmekas, nagu panid mind kuhugi mingite maadlusmattide taha kinni umbes ja tegid wedžit umbes. Sorry, et ma naersin. Ei, see on tagantjärele väga naljakas tegelikult. Ja siis oligi nagu, ma ei saanud sellega hakkama, mõtlesin, et täiesti haige, siis ma läksin sinna VHK-sse, siis seal oli ka poiste klass, nagu ma ei tea, kelle idee see oli, et paneme poisid tüdrukud eraldi. Sest et see oli täielik ahvikari, nagu, mis on 9 aastat järjest lihtsalt ahvid, kes ühel hetkel nagu hakkasid vennastuma ka, aga nagu mingi müramine ja kuradi. Umbes, et teeme meritähte, et 4 venda võtsid sul kätest jalgadest kinni ja 3 hakkasid kõdistama siin. Et mingid siuksed asjad või nagu lihtsalt, et okei, vahetunni kell kukub ja siis sa lihtsalt lähed hüppad selga mingile tüübile. Et nagu, mingi konstantne nagu siuke füüsiline mingi madistamine käis seal nagu. Ja siis esimesed aastad ma arvasin, et mind kiusatakse räigelt või nagu ma elasin seda räigelt läbi ja muidugi jumal naljakas on ka teistele väikestele poistele siis kui üks poist nagu läheb räigelt närvi või hakkab nutma mingisuguste asjade peale või on nagu siukse labiilse närvikavaga, et siis seda on jube naljakas vaadata, et hoiame ta mingi 20 sekki seal vetsus luku taga, vaatame, mis ta teeb, siis muidugi ta läheb räigelt vihaseks. Aga siis ma mäletagi, ma läksin koju, mingi nutsin täiega seal, ma olen mingi teised poisid kiusavad, ma ei taha enam seal koolis käia, siis ta mingi, kas me paneme sind Aruküla põhikooli ja siis mul veits jõudis kohale, et ma võib-olla ei taha Aruküla põhikooli minna, et see on ilmselt veel hullem. Ja et siis ikkagi pidasin vastu ja hiljem oli nagu lihtsam. Pange mu pea pelliku võtti, ma ei taha Aruküla koolis. Ma võin 2 päeva ka peltasi küll kinni. Please, mitte Aruküla lihtsalt. Ma mäletan ka, ma ise nagu ma olin see selles mõttes softboy, nagu Daniel Weinbergs mu kohta ütleb, et ma võtan alati anuma kuju, ükskõik mis olukorras ma olen, et põhimõtteid väga ei ole ja nagu ma väga hästi saan läbi. Ja, kui ma satun mingisuguse Mändjala jaanipäevale, ma saaks seal väga hästi läbi inimestega. Ja, sama. Ja siis on, cool, ja siis kõik enda põhimõtted võib-olla, kui kuskil midagi pealt näed. Oot, kus sa lähed koju, hakkad minema, pitsi ei teegi. Lähme käime saunas ära ikkagi, oled õige mees või ei ole? Ma väga ei käi üldse, mul läheb nahale tuleb lööve, kui ma sauna lähen. Okei, suval pohvi. Et ja siis ma olin nagu kooli ajal see, kes nagu nägin list pealt, kuidas mingid tüüpe kuskil nagu täpselt samamoodi, nagu sa ütlesid, piiri peale aetakse ja siis kui ta flipib, siis kõigil on nagu what the fuck, mis nüüd siuke gaslightimine veits nagu, what the fuck, mida me... Rage baitimine öeldakse tänapäeval selle kohta. Ja siis kui on see kiusaja on kuskil 2 kuradi koolipingi vahel niimoodi, et puusaluu on puruks, siis nagu, mis nii hulluks siis sa oled? Tõra, sa oled 4 aastat mind nussin! Ja siis mõtled, mis juht, ma ei saa aru. Ja mul oli sama, et mul oli üks telefon, ema vana telefon, millel oli aku täiesti läbi, see pidas 5 minutit vastu, siis oli vaja jälle panna laadija taha. Ja siis ma koolis kogu aeg nagu laadisin seda. Ja teised poisid hakkasid tegema nalja, et nad tõmbasid selle kaabli seinast välja ja ütlesid ära varasta kooli elektrit. Ja ma mäletan, et viimane päev sellele telefonile oli niimoodi, et üks tüüp tuli, nagu ma istusin tahvli ees, seal oli ka pistik, istusin seal, võtsin tooli endale vahetunnis, istusin seal, mängisin mingi, ma ei tea, seda Flappy Birdi või mis see cookie clickerit, mis siis nagu lõbus oli mingi Doodle Jumpi.
ja siis tuleb jälle tüüp, tõmbab kaabli välja, telefon kohe lülitub välja ja mul oli sellest telefonist ja sellest kuradi selle telefoni pärast kiusamist ja sellest tühjast akust nagu nii kõrini, et ma olin nagu tekitanud uue harjumuse, et kui keegi selle kaabli nagu seinast välja tõmbas, ma viskan teda selle telefoniga, et see läks nagu kiiremini katki. Ja siis tüüp, seal kõrval oli koridor, siis ta jooksis nagu eest ära. Ma tahtsin teda visata selle telefoniga, kes lendas vastu koridori seina ja siis oli täiesti ämbliku võrguks läinud. Mis oli see mingi Sony smartphone või? See oli HTC mingisugune, tegelikult nagu süke õige ärimehe telefon, nagu seal kõik oli väga äge, widgetid sätendasid asjad, sai ilma vaadata, sai helistada. Aga see lihtsalt aku oli nagu täiesti läbi. Ja see jälle tekitas kooli kiusmise. Kas need fucking bullid VHK-st, kas nad on sulle kirjutanud ka, et hei, kuule, et kas mingid sooduskoodi on? Ei, me ikka veel suhtleme, nagu mingi hetk tüübid said aru ja nagu aastaid hiljem isegi need vanema klassi poisid, kes umbes mingi, et kuna ma kuulasin väiksena palju punki ja mulle meeldis kuulata oma Nokia kõrvaklappidest plastikjunnid, kuulasin mingeid pungiplaate, mis mu vend oli sinna Pirate Base tõmmanud ja mulle pannud. Ära seda kõva häälega ütle. Me ei kasuta keegi, me ei ole keegi. Ma küsisin talt, et kas sa saad mulle torrentida aastal 2009, siis ta mingi, see võtab mul 3 päeva selle kuradi go wifi peal, mis meil siin kodus on. Ema ei luba mul seda, ta vahetas jälle passwordi. Aga mul oli ma ei tea, mis mul viga oli, aga mul oli vaja hädasti nagu maailma näidata, sest minu meelest oli see juba nagu lahe see muusika, mida ma kuulasin seda klappidest ja siis ma trummeldasin kuskil marsa taga istmel umbes. Pole ime, et sind kiusat. Siis ma mäletan ka, et vanema klassi poistega oli mingi bussireis kuhugi mingi ekskursioon ja siis ma istusin ühtede tüüpide ees, kellele ma väga ei meeldinud ja siis ma trummeldasin ja siis nad ütlesid mulle mitu korda, et ära tee seda ja siis ma trummeldasin ikka edasi, kui lõpuks võtsid oma kaasa võetud morsiga alla, siis mulle selle pähe lihtsalt. Ja siis aastaid hiljem samad morsikallajad vennad nagu mingi töötavad, üks vend on mingi kunstnik ja töötas vahepeal Balta Chillis selle põhi mingi tüübina. Siis ta on vabandust palunud umbes. On jah? Ja tegelikult on toredad inimesed saanud neist kõigist, et see on positiivne. See on positiivne. Ei nagu mingit sükest klassi elu pärast asja ei olnud õnneks. Aga see on tegelikult uus, sest et see, et nii, kindlasti mitte nii palju kui sellele, keda kiusati, aga üldiselt mul on ka need kogemused, et need keskiusasid, neil on see samamoodi meeles endal nagu, et türa ma olin siuke välides nagu, eriti siis, kui tulebki see pilt ette veits ja siis on nii, et nagu mine persse, siis umbes tekivad äkki samad gängid uuesti, näed uuesti seda tüüpi hiljem, siis on nii, et türa ma olen endal nii sitt tunne nagu, kuidas ma nüüd ütlen ja siis eestlase puhul alati täis peaga nagu. Kuule, sorry, türa, mul on nii kogu aeg mõtlen, ma olin nii munn nagu, sorry, tõesti, ega siis midagi kindlalt ei mõjutanud üldse midagi. Nagu endal ei ole väga, mul on ainult need asjad meeles, siis mõtlen tagasi, et see oli nagu naljakas tegelikult kõrvalt vaadata. Okei, see on ka ilmselt osa mingist sellest Stockholmi sündroomist. Võib-olla, jah. Aga et neil on nagu meeles, mina olen juba ära unustanud. Ja siis mõtlen, miks pärast mul nagu halb olla. Ja miks mul on 170 lugu Spotify? Kust see inspiratsioongi tuli? Aga mul oli endal sama, et mul tuli mingi hetk meelde, et me käisime mingis kergejõustikulaagris ja siis tüüp, kellega ma siiamaani suhtlen nagu tema tuli Essat korda vist sinna ja siis me olime vennaga suht näestita vastu, nagu jagasime tuba ja siis me mingi hästi lollid asjad nagu mõnitata mingit tosse ja mingi sellised asjad ja nagu täiesti tühja koha pealt nagu lihtsalt kiusad ja mingi lihtsalt tögad ja mingi hästik on ju ja siis polnud nagu nii homid ka, et ta vastu tögaks, kuna meid oli 2, teda oli 1 on ju. Tihti on need sõpruskängid, kõige tervislikum sõpruskäng on see, kus kõik kogu aeg kõiki võnitavad, on ju. See on nagu siuke, et siis me teame, et me oleme võrdsed, on ju, kõik panevad kõigile puid, keegi tögavad mingisugune, mis iganes. Aga kui on üks ja siis sellele tüübile ma olen vist 3 korral, kui ma täis olen ja temaga joon, siis olen rääkinud, türa mul ikka vahel tuleb meelde, kuidas me seal kergejõustikulaagris nagu ja siis ma su tosse mõnitasin. Ja siis ta on temadi lihtsalt, ja. Ma mäletan, jah. Ei, chill on, väga chill on. Kuule, aga sa ütlesid, et sa kirjutad hästi palju ja sa oled nagu prolific artist, on ju. Ja seda võib praegu öelda.
artist võib seda enda kohta öelda, sest et Timothy Chalamet tõmbas vist mingi et enam ei ole nonchalant, vaid nüüd just. võib öelda, et mina tegin selle ma tahan kõige rohkem ennast tänada, sest et nagu ilma minuta ei oleks seda, mis ma olen saavutanud. Ei, ma üksinda ei saaks kindlasti hakkama. Eks ma nagu lükkan need asjad veerema, aga lõppkokkuvõttes plaadi taga on ikka mingi 100 venda, kes need laulud päriselt valmis kirjutavad. Aga kuidas sul on täna, kuna sa juba räägid, et kooli ajal sul juba oli smart telefon, nii et siis meil on väga teise põlvkonna tüübid. Kas sul on kõik lüürik on telos või on sul mingid märkmikud ka, vaata mingid notesidega ja mis iganes või kus su notesid on, kus su notebook on enamasti? Google Drive'is vist. Mul on selline süsteem, et ma kirjutan sinna iPhone'i notesi mingisuguseid märksõnu ja ridu, mis tulevad pähe ja siis hiljem toimetan need valmis paladeks Google Drive'i kaustas kusagil. Ja kui mõte täiesti kokku jookseb, siis mul on üks mingi pisikene märkmik ka, mis mul on mingi 5 aastat vastu pidanud, kus ma lihtsalt kirjutan käsitsi siis vahelduseks ka natukene lahti lihtsalt, et tuleks mingi mõte. Aga muidu jah, mis see on see lähenemine, mida mingi luuletaja õpetas sellele Bob Dylanile ka ja miks pärast ta muusika nii ebameeldivalt kõlas mingi aeg. Et see maneer, sest tal on hästi pikad read. Mingi tüüp õpetas talle see, et kirjuta kõik üles, mis sulle pähe tuleb alateadvusest ja siis pärast toimeta. Aga ega ta väga toimetada ei ole viitsinud, et sest ta lihtsalt ongi pannud kõik sinna, mis tal see stream of consciousness ütleb, mis on äge iseenesest. Aga mul on suht sarnane, sest et eks ma tulin ka mingi räpi tausta pealt ja siis ei olnud väga oluline, et asjad läheksid nagu mingi silbiliselt meloodiga kokku. Ja. Seal filmi stsenaariumis on ka öeldakse seda, et kuna seal on niikuinii pead mitu drafti tegema lõpuks, et selleks, et see lihtsalt palju veerema saada, samamoodi, et kirjuta essa mõte pohhui, et sul oleks struktuur olemas. Pärast tee need päris endalikud naljad, et mõni jääb, et muidu see kinni sinna, et türa mul ei tule seda kõige geniaalsemat nalja praegu siia komöödiafilmi stsenaariumis. Ja siis jääd kinni sinna ja siis kõik on nii, et kirjutad sõna, kuidas läheb 10 lehte on valmis 90, nagu mul ei tule. Et kirjuta ära, aga siis ongi jälle see, mis Bob Dylani kohta ütlesid, et paljude Eesti telesarjade stsenaariumis on näha, et seal ka ei jõua teine ring ei tulegi. Toimete ring jääb nagu ära, et see ongi nagu filmimisel on sama teema, et 1 päevaga, 2 päevaga on vaja asjad ära teha, siis teeme kõik keskplaanis ja see take kõlbas küll. See käis ära. Aga ja seal hästi palju on just telesarjades seda, et sa näed ära, et isegi karakterid on esimese seesama see essa, mis iganes tuleb. Et nagu, kui on nagu mingid ansambli stsenaariumid, mul on saadetud see oli suht ammu 8 aastat tagasi saadeti mingi pilootsena, et äkki ma tahaks ühte tüüpi mängida. Siis tegevust toimus jälle mingis kohas on ju, sest siis on odavam teha, ühes kohas toimub kõik. Ja siis saad aru, kui nagu keegi on öösel lihtsalt kiirelt köhinud välja need karakterid. Üks on konspiratsioonimees, teine on lillelaps, siis üks on motomees ja siis on üks siuke butch ärimees. Ja siis, see ei ole, see pea essa mõte olema, mis läbi läheb nagu. Ja kuulen ühte podcasti vahel on see, mis Seth Meyers ja Lonely Island teevad. Ja seal keegi ütles hästi, Amy Poehleri podcast, kus Andy Samberg käis külas ja siis seal Amy Poehler ütles mulle ei ütle need nimed ja lihtsalt korraks vait et ta tegi, Amy Poehler tegi siis Andyle komplimendi, et Lonely Island, see gäng, sa võib-olla mõnda lugu neilt tead? Siis kui ma olin, see on su papsi lemmik must Kas Lonely Island oli see mingi naljabänd? Just see, mingi Dick and a Box seal. Seda sai ja ma olin vist 10, 11, 12 midagi. Kuule, aeg läheb ruttu. Aeg läheb väga ruttu. 20 aastat tagasi oli gümnaasium. Aga igatahes seal tuli see sama asi teemaks, et see, miks see Lonely Island nii hea oli see, et nende põhi nagu kirjutamise reegel oli see, et never the first idea, mis vahel võib minna nagu nii, et sa lähed liiga metasse ära, vaata, sest sa oled ise koomik, sa oled elanud seda komöödiaelu 10 aastat, mis muusikutel juhtub ka väga tihti. Mul vahel on nii, et mõni siuke väga established muusik, et kas sa nagu
sa ju tead, kuhu see käik minema peaks, et rahvas kaasa laulaks. Aga sa meelega paned mingi suss 7-8 M-maisse selle, sest et siis on cool. Siis on huvitav, jah. Endal on nagu nii üle visanud. Ja. Fuck it. See on küll, ja siis ma alati võitlen, kuna mul enamasti kirjutan koos Mattias Tirmastega, kes mul mängib bändis kitra ja on põhimõtteliselt peaprodutsent olnud kõigil plaatidel viimastel. Et siis istume temaga kahekesi ja siis ta alati ta on ka eluvalikute osas mind hoiatanud nagu tavaliselt, et kui et ära mine sinna kiige peale, sa saad vastu pead selle küla kiigega, mingi siuke lause on tal olnud ja ma ikka lähen sinna kiige peale, saan sellega vastu pead ja siis pärast, aga mul on vaja alati võidelda tema vastu nagu loomingulistes valikutes samamoodi, et sageli nagu tahab sinna sügavamale kaevuda, mina olen juba selle esimese salmi versiooniga rahul ja ma ei ole nõus seda muutma enam, sest et ma olen mingi 20 korda seda kodus kirjutades läbi nämmutanud, siis ma olen juba mingi, ma ei saa seda konkreetselt mingi, et ütlen talle, et ta ütleb, et laula ühe peale, mitte selle teise löögi peale. Ma proovin, ma ei saa. Siis ma ütlen, see on võimatu. Et ma ei ole mingi laulja ka, et me ei saa niimoodi teha ja siis ta ütleb, ei, see kõlab paremini, et mõtle selle peale ja siis mingi okei, teeme siis niimoodi, et see läheb teise peale ja siis läheb mingi 2 nädalat mööda ja siis ma ise kodus salvestan selle üle ja siis tuleb jumala hästi siis pingevabas keskkonnas. Ja siis Mattias on nagu, et ma ütlesin sulle, aga ma mitte kunagi esimesel korral ei usaldada. aga tal on alati õigus, ma ei tea, alati kõlab panen. Aga siis te olete head sõbrad, sest kui te nii pikalt olete saanud nagu koos olla, nii et selles mõttes, et mitte nagu full tüliga laiali minna, sest see tuleb nii lihtsasti võtta, et sa lihtsalt mingi hetk sul on see, et sul tekib mingi ussija sisse, kui sa tead, et sa pead minema fucking Tirmastega stutsi vaata ja siis on see, et perse küll, ma hakkan äkki prooviks kedagi teist ja võta mingi yes-man sinna, kes on kõigil see kõlab ägedasti. Aga seda küll, et see kohe teevad yeah baby ja siis tulevadki nagu Drake'il lihtsalt 3 identset albumit järjest. See ongi see focus track, lähme sellega, teeme 5 plaati veel samasugused. See on nagu välis. Aga seal on see võib-olla, et kui sa ei taha seda pingelist olukorda, siis ära isegi mine nii detailseks kodus veel, et teege koos. Seda on jumala lihtne öelda, aga nagu kui sa üritad teha seda kunsti, mis nõuabki seda, et sa läheksid detailseks või nagu lülitaksid oma aju välja, siis eks tulevadki need mingid tervislikud konfliktid, ma ütleks. Ja laul ilma konfliktita, et ikka ei sünni. Just, aga seda ma ka, see, et sa ütlesid, et sa lähed koju ja teed uuesti üle, et see on, ma ei tea, kas see on mingi Eesti värk, aga mul on ka pannud tähele, et minu aju nagu, et kui on väike siuke ühislooming, ma tean kogu aeg, et see ei ole final, mis me praegu teeme. Et me nagu spitballime veits, me teeme brainstormingut, aga mul on vaja korraks kodus nagu vaadata ja mõelda ja sest isegi mitte sellepärast, et mina otsustan, minu asi on see, vaid see on see, et ongi see väike pinge peal nagu, et veidi võib-olla vaidlesime, ma ei tea, mingit kompromissmussi või nagu kompromiss kirjutamist ka teha. Et mida me lõpuks teeme siis ja siis nagu, et keegi peab lõpuks selle finali ütlema ja siis tekibki see error, et kui sa 20 korda juba kodus seda finalit teinud ja siis presenteerid, siis tema äkki arvab, et sa oled nagu, see oli su essa mõte. Ja siis on nagu, see ei olnud mu essa mõte, täna ma olen nii kaua. 3. teigis on alati juba see olemas, aga siis on vaja ikka 23 teiki sinna peale teha, et seda sama asja saavutada uuesti, mis on võimatu. Aga ma ei tea, alati on tore nagu siluda seda asja ja lihvida seda võinuga lõputult. Jaa, ma korra vaatan, mul tuli nende teikidega meelde, mul on siin läpakas mingisugused Tigrani aegsed projektis. Me hakkame demosid kuulama. ei, ma korra mõtlesin, aga ma vist ei saa. Vaata, ma lihtsalt mõtlen üks projekt, kus need salvestatud asjad on samples. Ma mäletan, et meil kuskil oli kirjas ja et ühesõnaga, öö läbi Tigraniga teed mingit asja, mis ta on kodus teinud. Ja siis kuna ta on nii paigas, siis hakkad mingit fine-tunima ja minu meelest meil oli mingi 80 teiki mingit asja ja lõpuks sai see sittagi aru üldse nagu ja võib-olla see on üks põhjus, miks ma ei olegi mingi mussi producer, vaid mingi hetk peab lihtsalt minna laskma. See kõige olulisem osa sellest protsessist vist on see, et leppimine, et lasta olla niimoodi. Ja sellepärast ma veits saan sellest ka aru, et kui mingi tüüp, kes pole suga seal kodus higistanud koos, ütleb, et see võiks parem olla, siis on see, et nagu isegi, või siis isegi see, et teise nurga alt jälle nii läheb nagu mingis mõttes üle mõtlemiseks, et kui sa oledki seda usku, et Essa vibe vahel toimibki kõige paremini.
et sa teed need 70 teiki ära ja siis tuled esimese juurde tagasi, sest siin oli see vibe õige. Siis on ka võib-olla see, et kui keegi hakkab mingit nitpikkima, mingit väikest asja, siis on see, et ei, siis läheb juba liiga mehaaniliseks või mis iganes. Ja sest, et seda viimast, nüüd seda uue plaadi materjali me oleme ka, mõni lugu on nagu mingi 2-3 aastat istunud ja siis kuulan uuesti ja nüüd ka oli mingi looga tunne, et äkki ma laulan oma vokaalid seal veel korra üle ja siis ütlesin Mattiasele seda ja siis ta ütles mulle ka, et mingi, et tegelikult ei ole vaja, et see sinu veits halvem take on ikkagi väga hea ja mitte keegi teine peale sinu ei saa sellest aru. Ehk et ta ikkagi, ta ei nagu, see näitab, et ta teeb õigel põhjusel kõike. Ta ei ütle lihtsalt mingil asja. Ja see ei ole see mingi, et teeme selle pärast, et teha veel. Lemmik asi nüüd mingi rohkem siukest bändimusa tehes on see, et lugusid saab laivis esitada enne, kui nad välja tulevad mõnusasti. Niimoodi, et nad ei ole nagu lukus. Et varasemalt, kui ma tegin mingi DJ, mingi backtrackiga, siis kõik oli juba paigas ja griidis, aga nüüd me saame katsetada mingeid laiendusi, sinna võiks äkki soolo teha, ma hakkan nagu palju julgemalt laulma vokaale ka. Ja siis võib-olla pärast teen selle kõik üle, et siis, sest et laivis kõlas paremini ja siis mul on juba selle lauluga julgus sees. Ma ei tea, jah, igasugused huvitavad lähenemised. Aga ma arvan, et mis aitab, ongi hästi nooret arustamine selliste asjadega. Sellepärast, et näiteks selle räppar Margielaga tema viimase plaadi peal ma tegin, mis oligi tema debüütplaat vist, täispikk esimene. Ja ta on hästi pikalt mussi teinud. Et siis sain ka stuudios kokku, siis ta rääkis, et mul on mingi 12 lugu, aga ma ei ole kindel, et kas need kõik võiksid plaadile minna üldse, et äkki läheb hoopis 7 ja siis ta täiega kahtles seal ja siis ma vaatasin, mõtlesingi, et ta on nagu minust mingi paar aastat noorem tüüp ja kui ma olin 13-14 ja panin mingi plaadi välja, siis ma ei mõelnud üldse, et kas see on hea või kas mida keegi sellest mõtleb. Ma tahtsin selle lihtsalt välja panna ja siis see on nagu kuidagi loomulikult läinud, see kasvamine kvaliteedi poole. Aga kui sa hakkadki hilisemas eas panema oma esimest plaati välja, siis kahtled räigelt ja siis ongi palju raskem. Sealt äkki sellepärast ongi see, et Spotify on neid single release artiste täis, et kõik on nii vanad lihtsalt. Keegi ei julge albumit teha. Ja. Vaatasin just Jeff Buckley'st tehtud dokumentaalfilmi ja siis tüübil oligi niimoodi, et ta 27-aastaselt pani oma esimese plaadi välja. Ja see oli perfektne plaat, sest et ta oli 27 aastat seda teinud. Põhimõtteliselt või kogunud neid ideid. Ja siis suri ära. Oli ta 227 tiim või? Tal oli vist mingi 2 aastat tuuritas pärast seda selle plaadiga ja terve selle aja tal oli kukil see, et ta oli teinud lepingu plaadifirmaga, mis nõudis talt veel mingi 4 plaati nende all. Ja kõik need 2 aastat, kui ta nagu non-stop tuuritas mööda Ameerikat ja Euroopat, siis kogu aeg oli tintekates need küsimused, millal järgmist plaati saab, millal uut mussi saab ja siis tal oli lihtsalt nagu lõpuks tal oli samal ajal mingi maniakaalne depressioon ka ja mingid isa probleemid ja ta isa oli olnud mingisugune singer-songwriter, käis ka nende Bob Dylanite tüüpidega kusagil tuuritamas ja siis suri hero üledoosi ja siis kõik ütlesid, et sa teed ka raudselt sama asja läbi mingi, et nagu su isa teed ka ju mussi ja ka raudselt saad üledoosi. Ja siis venel oligi mingi haige pressure, et ma ei kujuta ette, mis see võib olla, et sa võtad 27 aastat hoogu, teedki perfektse plaadile, sest et tema see ainus plaat ongi nagu üks top 100 maailma paremaid plaate üldse. Ja siis nõutakse midagi uut. Aga kas ta oleks top 100, kui ta elus oleks? Võt ei tea, jah. Tegelikult on nagu, see on selline plaat, et sa saad seda nagu harva kuulata, sest et on nii pagana võimas ja perfektne. Mul on igast sellega, ma olen hästi seda usku, et hästi, et mitte, et see mingi eriline asi on, et iga looming nagu on nii sõltuv artistist, tema elukäigust, tema backgroundist, et nii palju kui back-infot sa tead ta kohta. Sest ma ei tea, kas on tark asi öelda, aga näiteks see Nublu uus see Samba lugu, pool praami piletid, mis iganes on ju. Ma just täna jõudis kohale, seda raadiost käis, mul jõudis kohale, ma ütlesin kõva häälega välja ka selle, mõtlesin, kui see ükskõik kes teine, ma vist fucking südamest vihkaks seda lugu. Nagu. Et nagu lihtsalt, kuna see on Nublu, ta on nii tuus vend, see on tema jaoks nagu siuke nagu aga nagu ilmselgelt jälle tegelikult hea catchy, kõik on ilus paigas, jumala pro, aga lihtsalt ma mõtlen, et kui mingi nagu
oleks juhtukski nii, seda ei saa, sellist asja ei saa olla, et keegi teeb täpselt siukse loo nagu Nublu onju. Aga kui see on mingi tüüp, keda ma võib-olla nii palju ei respekti ja tuleb sellega välja, mis on fucking mida sa proovid ja nagu filmides on veits sama, et näiteks keegi ütleb, et hästi hea komöödia on või hästi hea thriller on, aga ma ei tea sealt ühtegi näitlejat, kes mulle meeldiks. Mul on nii, et miks ma võimalust annan sellele. Mul on vaja nagu mingit inni nagu või nagu seost, et ma võtaks mingi uue asja ette või... No mu asjas vist lõpuks on lihtsalt see, et seda on aru saada, kui sa ei tee midagi, mis ei tule... Kui sa teed midagi, mis tuleb valest kohast või mis ei ole sina. Ja Nublul on need spektrid on väga laiad jah, et mis talle meeldib ja kes ta on. Ja samal ajal ta on ennast lihtsalt nii oma ägeda olemisega meie kultuurilukku juba kirjutanud, et ta võibki praktiliselt ükskõik mida. Ta võib kohutavat muusikat välja. Ta võib hakata, mis see on see vabadused.ee-s võib hakata ka intekaid andma. Kõigil on nii, et I guess, ma ei tea. Teeb, mis teeb. Tal on minu meelest SoundCloudis mingi alter ego, ma ei mäleta, mis selle nimi oli ja keegi tutvustas seda, et tal on vist mingi siuke ladina drum and bass EDM mingi projekt, kus ta on lihtsalt nagu beat'e teinud ja välja pannud selle asja. Et nagu selle venna mingid 3. päeva side-projektid väga huvitav. Nice, peaks uurima. Mul on siin eelmine kord käisid siin külas Sten ja Karl. Ainuke miinus selle Pissmulliveega on see, et mul lihtsalt krooks on kuradi mingi sama. Aga ja siis ma nendega jõudis kohale, et kuna see on pohmellipäeva nimi, siis ma tegelikult kontseptuaalselt ma võiks ju küsida igalt tüübilt kõige hullemat pohmellipäeva. Ehk siis kas, et ma proovin sellest teha mingit rutiini. Et Veik, ütle, mäletad sa millist või sa ütled nüüd, et sa ei ole kunagi joonud ja sa oled terve elu karskel? Ei, mulle väga meeldib, väga maitseb kahjuks. See on jama nagu. Et no üldiselt nagu ma arvan, et kui mina oleks külaline pohmellipäevas ja keegi küsib mul seda, siis mul tuleks kohe meelde see üks pohmell ja siis ma seda ei räägiks, sest see on liiga rõve, liiga rets ja siis ma võib-olla võtaks sellest järgmise, mille puhul ma ei pea nii palju ilustama võib-olla. Viimane kord, kui ma alkoholi peale oksendasin, oli mu 17. sünnipäev ja pärast seda ma nagu, on tulnud seda tunnet, aga ma olen lihtsalt tagasi hoidnud ja seda kuidagi teisest otsast väljutanud või mis iganes. Vabandage, tuleb siia algusesse see hüüumärkus on see, et saade võib vajada vanemlikku selgitust. Aga jah, see oli niimoodi, et mu vanemad, ma elasin siis veel Arukülas, siis ma kutsusingi mingid tüübid nagu külla. Ema tegi veel räigelt sööki. Probleem ei olnud pärast see, et minu madrats oli minu poolt täis oksendatud ja see oli vaja prügimäele viia koos isaga vaikuses. Vaid probleem oli selles, et tüübid jõid, aga nad ei söönud ema tehtud mingit stritsleid ja kuradi kartulisalatit ära. Ta oli nagu nii vihane, et me ei söönud kõike ära, mis ta tegi. Ja siis vanemad võtsidki endale üheks õhtuks mingi spa hotelli või midagi säärast ja siis, et las poiss nagu tähistab seal. Big mistake. Ja siis oligi vist valisime mingi DVD lõpuks välja, mida vaadata, meil oli kodus hästi palju DVD-sid ja siis me valisime Seks ja Linn 2 ja siis seal alguses on pulmastseen, ma mäletan, et siis ma tahtsingi ülikõva vend olla, nagu ikka see otsmiku sagar ei ole välja arenenud, et siis oli umbes, et panen 2 tupsu korraga alla, teen samal ajal suitsu ja veel seda keemilist ka, vaata, mingi, et võtsin laua viinast suure sõõmu ja siis tõmbasin, kuidas iganes see käis, mingi suitsu peale ja värki. Ja siis kõigil on Eestis vist veits sükkeseid lugusid ka, aga jah, siis ühel hetkel see viin hakkas nagu mõjuma ja siis see Seksi ja Linna pulmastseen kestis minu arvates mingi tund aega, sest et ma lihtsalt õtsusin ja siis ma ütlesin teistele, et kuulge, ma lähen magama, et tehke, mis te tahate. Siis ma läksin magama ja ma ärkasin keset tööd üles selle peale, et tüübid olid mingi, et kõik läksid ära juba, et viimase rongi peale. Teik, et siin on salatikaus, kui sa tahad oksendada ja siis ma võtsin selle salatikausi, vaatasin seda, tõstsin selle kõrvale ja siis lihtsalt roopisin oma selle madaratsi peale. Ja siis järgmisel päeval oli vaja see isaga niimoodi vaikuses ära tassida, sest et sellest ei tulnud, et enam välja kõik haises. Ja see oli nagu nii kohutav kogemus, et pärast seda ma niimoodi olen tagasi hoidnud hullematel hetkedel. Ahah, davai. Et seda ei ole, et ei saa pidama. See on hea.
ja mingid tüübid räägivad, nii mõnus, et ma oksendan ära ja siis pärast panen edasi, et siis on nii hea kerge olla. ja naistega rääkida. Ja mul oli ka mingi madratsi asi noorena, mingi essa, kui ma 17 või 16 olin Lasnamäel veel, sai suht lihtsasti nagu alakana osta, algsin millegi pärast. Siis jood ka mingid konjakid, viskit ja viina segamini ja siis kõigil nagu kõhud jumal tühjad ja siis mingi ma jäin, ma ärkasin reaalselt vanemate voodis, nii et mul oli see lege filmilik, et mu nägu on kleepunud aukse külge. Ja siis tuled sellega välja, mingisugune, keegi on pillanud selle õhuvärskendaja vetsupotti või WC-pott on umbes, pead hakkama käega seal otsima mingit, mis siin toimub. Vanemad varsti tulevad koju, siis vaatad, sõber on mingi kristallpits ja mul ei jalgastanud. Põrand on verd täis, mingi spiidode peal. Spiidode peal Andrei tuleb kuskilt välja nagu, fucking perse küll, kõigil on jumala siit olla. Ja siis tulevad vanemad koju kuskilt ja siis EMS küsib, mis siin juhtunud on. Ja siis ma nõrkesin, rääkisin kõik ära. Aga siis EMS ütles, et ma mõtlesin, siin oli nagu praemuna lõhn üleval, et ma olin tegelikult jumala ilusti ära koristanud kõik. Aga ta mõtles praemuna lõhn, rääkisin sisse ennast. Ja siis... See oli nagu mina mingi 18-19 aastasena astasin elutuppa sisse, üks päev oli mingi, nüüd ma jätan tupsu maha. Ja siis vanemad pole kuulnudki, et sa seda teed. Siis pidasid mulle loengu, kuidas vanaisa suri kõrivähki ja kuidas see on väga paha asi. Vanaisa ka vana snuusivend. Vanaisa pani vist mingit piipu ja niimoodi. Tegi piipu. Siis kirjutas heliloomingut. Oli või? Ma olen see teise ringi Nepo Baby, aga mu vanaisa Ülo Vinter, see, kes kirjutab Põhjamaa ja mingi... Hea, et ma kuradi eeltööd tegin. Majakene mere ääres asjad. Aga ongi, et mingi hetk, kui tal tuli see 100. sünni aastapäev, siis me otsustasime, et me teeme tema sellest laulust Majakene mere ääres remake'i nimega Hülge hall. Ja siis mul oli vaja igal pool hakata avalikkusele ka rääkima, et tegu oli siis minu vanaisaga. Ja siis nüüd on see, et kroonika umbes sellel ajal sai haisu ninna, et ma olen ka mingi vend ja siis nad panid kohe mingi artikli, et mingi loomingulisus tuli geenidest. Kurat, ma olen mingi 10 aastat mussi teinud, siis ma panen korra oma mingi kuulsa vanaisa mingi laulu remake'i välja ja siis te hakkate rääkima, et see on kõik vanaisa peal liugu laskmine, et ega ta ise neid laule ei oska üldse kirjutada. Täiesti pekkis. Leidis vanaisa luuleraamatud üles. Oot, mis asja su vanaisal on Mark või? Praegu meil Ülo Vinter 100. Jah, aga ma tean temast kohutavalt vähe tegelikult. Ma tean temast palju vähem kui keskmine eestlane, ma arvan. Aga need siin on nagu just, kui ma ei tea, kas see kunstnik on teadlikult teinud, sa mainisid piipu, kas see on tehtud, see väike muul on tehtud meelega piibuks siin või? See on mingi käsmuvärk, tal oli käsmuga mingi asi. See on kinnisvara ka või? Seal oli minu ristiema pere omas seda, kes neil oli vist mingi rahajama või midagi, kes nad müüsid maha selle, nüüd see on mingil sai seal hängitud. Mul pere kunagi, kui ma väiksem olin, siis iga suvi nad olid Viru folgi korraldamisega abis, siis ma käisin Käsmus, nagu mul lemmikasi oli augustis, et lähed mingi paar päeva varem isaga sinna Käsmu, asju hakatakse üles panema, hüppad seal kivide peal, sõidad rattaga ringi, see oli nagu best, siis tuleb see masinajäätise auto, sealt iga päev panen mingi 5 jäätist. Mul on isegi siuke mälestus, et kuna see Käsmuse kitsas, mis läheb läbi Käsmu küla, see tee oli nagu inimesi täiesti täis, siis ma olin rattaga seal ja mul oli ühes käes masina vaniljajäätis ja mu esihambad on hästi tundlikud, siis ma kogemata panin nagu hambad sügavale sinna jäätise sisse, silme eest lõi tuld välja ja siis kuidagi keerasin kraavi sinna. Ägedad lapsepõlve mälestused tuleb täna meelde. Jah. Kõik, kes igast Nepo beebindust vihkavad, on kindlasti praegu mega vihased. Nagu, okei, lapsepõlv Käsmus või? Kõige idüllilisem koht Eestis. Cool, lahe, relatable, tuus. Jah. Nice. Vandadel lihtsalt on ma ei tea. Aga mis su siis vanemad, kas nad, siis oli korraks oli auk mussis sees või su mingid ema-isa on ka muusikaga seotud või? Sorry, ma olen nagu... Ei ole, mu ema on ajakirjanik, teleprodutsent olnud. Ta lükkas selle Rakett 69 saate näiteks käima. Ja isa tegi vahepeal mingit arhitektuuri ajakirja asja ja nüüd ta üldse vist mingi õpetab erivajadustega inimesi vist, midagi siukest. Või nagu on nende mingi päevahoius. Tal on täiesti huvitavad karjäärivalikud. Aga vahepeal jah, mingit muisa asja ei ole olnud. Okei. Ehk siis see oli see, et ma küll ei ole siuke nagu mu isa. Õnneks seda nagu dilemmat ei ole olnud, et nagu
mingisugused need identiteedikriisid on ikkagi läinud mööda minust ja. Nice, aga kas keegi sosistas lapsepõlves kõrvaga, et hakka mussi või kus sul see pisik tuli või mul oli vist see, et ma vaatasin, et ema kirjutab kogu aeg arvutis mingeid asju, siis mul oli kodus igav, vanemad läksid tööle, olin vanaemaga kodus, õppisin kiiresti kirjutama, lugema ja siis mõtlesin, ma hakkan luuletusi kirjutama, hakkan mingit Harry Potteri fanfictionit kirjutama umbes. Kirjutasingi vihikute. Erotilist. Ja. Ja siis ma avastasin punkmuusika. Mingi hetk käisin isaga seal, Disco pole oluline, punk on põhiline kontserdil Pirita kloostri varemetes ja sain selle mingi kolmik CD, kus kõik vanad Eesti NSV pungi lood peal. Kas see on keegi on mingi Kullafond on teinud selle või mis see, või nad ise mingi gäng ma ei tea, see on see plaat, Disco pole oluline, punk on põhiline, ma ei mäleta, kes selle kokku pani, mina lihtsalt kuulasin seda. Vanaema kinkis mulle 10. sünnipäevaks ka veel raamatu Anarhia ENSV-s. See on lihtsalt siuke mingi artiklite ja piltide kogumis, ma lihtsalt vaatasin neid, seda pildiraamatut oli mingi, ma tahan ka punkar olla ja siis kirjutasin mingeid ühiskonnakriitilisi tekste ka, tegin klassivennaga punkbändi niimoodi, et mina klimberdasin midagi klaveri peal ja siis tema laulis sõnu, mis ma olin kirjutanud. Oli sul see mingi värvisid juukseid ka, oli sul mingi tagi ka või? Ei, mul oli siuke mohawk, mida ma kordagi nagu, ma üritasin mingi vahaga püsti ajada seda, aga see oli see mingi odav 3-eurone mingi taft vaha kusagilt Aruküla konsumist ostad. See ei püsi kunagi. Siis ma üritasin sellega kogu aeg teha niimoodi. Oota, aga kuidas sa üldse, sest ma olen ka mingi, ma ei olnud pungi fänn mingi retsilt nagu Truehead, aga ikka on ette tulnud mingid vennaskonna perioode või Velike Luukid kuulad või mis iganes. Aga kui sina kui lüritsist või nagu sõnamees, kas sul peab mingi pamflet ees olema, kus sa loed sõnu maha, sest ma ei saanud kunagi sittagi aru, mida nad räägivad, vaata. Et nagu seal on ka nagu muidugi, punki kuulatus. Jah, et et venna, seal oleneb produktsioonist selles mõttes, kui seda saab nii neid sõnu on äge lugeda küll, jah, aga kui sa laivil oled, siis vist tunne loeb rohkem. Et saad seal moshpitis hüpata ringi ja niimoodi. Ja kusta nii, et sa ei tee pükse alahti. Kõik punkarid on alkašid. Tänapäeval vist nii hullusti ei ole. Või nagu vähemalt see kuvand, mida need uued noored punkarid jätavad, on see, et nad tahavad maailma paremaks teha. Tegelikult on nagu veits hipi teema, mingi kommuuni värk. Ma noorena käisin ka palju, tekkis see bändiperiood ja velvetpüksid ja alt lainevad riided ja pikad juuksed ja siis mul oli see, et käisin kinomajas ja siis veel mingi kino toimis seal. Jah. Nii vana. Igatahes käisin seal mina hakkasin kinomajas käimas, kui Sinilind oli seal vist. Jah, just, täpselt. Käisin seal mingil seansil ja see oli vist kuidagi seotud mingisuguse, mingi subkultuuriga, ehk siis seal oli hästi palju punkarid. Ja ma olin ise ka pigem nagu pungi pool, tegin bändi värki, aga ma lihtsalt, kuna mulle see ikoon meeldis ja need värvid, siis ma olin ostnud Hilparakast vanalinnast oma talvejope peale konföderalistide lipu. Sest mis on ilmselge skinheadide nagu sümbol, mida ma ei teadnud üldse, et see on. Ja siis ma mõtlesin, miks need punkarid nii vihaselt vaatavad. Mul on ju ka pikad juuksed. Nazi punks, fuck off. Täpselt. Ja ma kandsin seda mingi 5 aastat vist. Mul oli reaalselt must jope, hästi lihtne jope, pole üldse midagi. Ma tegelikult nagu nii hullu, mul ei olnud mingit rõngaid nahktagisi, ma ei kandnud üldse. Täiesti tavaline mingid velvet nagu snoob välimus. Aga siis talvejopele paned Confederate flagi nagu paremale käele ka veel. Ja siis käid ringi nagu, sest see on cool, lihtsalt üldse ei ole mingit infot uurinud. Ma ei tea, kas ma olen kusagil seda lugu rääkinud, aga mingi 2017 kutsuti või 2016 kutsuti esinema Pikne baari. Ma ei süvelenud lähemalt, mis baariga tegu on. Sadamas oli mingi baar. Kutsuti tee kontserti, jumala okeid, raha maksid ka sulas. Tegid veel mingi loosimängu ja asjad. Õnneks tuli nagu minu oma kuulajaskond mingi paarkümmend inimest sinna kohale. Ja väga tore õhtu oli. Baaris olid ka väga toredad inimesed, kõik mingi andsid meile alakatele seal jooki ja aga lihtsalt esimene asi, kui ma Pikne baari sisse astusin, oli ma vaatasin lakke ja seal oli ka lõunaosariikide lipp ja ilmselgelt Pikne, et mis on välgune oled tähendab. See oligi mingi neonatside baar, tuli välja pärast. Aga näed, täpselt, pole vahet, mis uskumised on, kõik on meeldivad inimesed. Ja. Perse. Oota, aga nii räpane tunne. Ja Pikne,
teise aastatuhande alguse saade tekkis mootorratturite vennaskond. Mingi motoklubi. Okei, siis ei, cool. Mootorratturite vennaskond. Chillid vennad, seda beefi me ei taha. Chillid vennad on, seda chillid vennad on. See, miks ma Pohmelli kohta küsisin, ma kuulasin hiljuti üle igaks juhuks mingeid asju ja seal, mis see eelmine album oligi sul nüüd? Lõputu festival. Siis üle-eelmine. Ei lase sul magada, oli üle-eelmine. Ikkagi Lõputu festivali avaloolus on, ma kastan lilli, et seal nii palju, kui ma aru sain, ma üldiselt sõnasid ei oska kohe kuulata, aga et seal see on okei, ma ka ei kuula tegelikult. Kirjeldasid nagu Pohmelli suht hästi mingisugune läbi pisarate kuskil kägaras, kui keegi teine teeb midagi, on ju, ja siis sa ei saa liikuda isegi. Ei mäleta täpselt, mis ma sinna kirjutasin, aga jah. Et nagu, eks neid on kõigil olnud siuke, et üks on see, et sul on füüsiliselt halb olla. Teine on see, et kes ma fucking olen. Mis see Maiduk rääkis oma seal saates üks hetk, et eestlasel on ikka see häbitunne on hästi tugev, et siis kui sa oled nagu, et rõõmus ei tohi olla ja siis kui sa oled õnnelik ühe õhtu liiga palju, et siis järgmisel päeval peab häbi olema, et sa nii õnnelik olid. Et see on väga hea point, ma arvan. Selle pealt on hea kirjutada asju. Kuigi Tirmaste on mulle nüüd peale käinud ka, et kuule, ürita vahepeal kirjutada niimoodi ka, et igasse laulu ei räägi nagu mingi pidutsemise juttu. See on lihtsalt nii suur. See on nii suur osa mu elust praegu. See on suur inspiratsiooni allikas, lihtsalt see häbitunne või mingisugune. Ja sealt tuleb nii ilusat vahel nagu sellist minu meelest ikkagi katkine inimene toodab head asja. Ei, muidugi, jah. Sest, aga see võib olla ka jälle siuke placebo või nagu siuke õpitud asi sisse kunsti inimestele, et mul peab sitt olema. Sest täpselt samamoodi mingid koomikud on, Aziz Ansari kunagi mingil röstil ütles, et see, et ma nagu kuradi mu vanemad mind armastavad ja et mul elus hästi läheb, ei tähenda, et ma naljakas ei ole. Nagu, et see, et just kui sul peab olema putsis, sul peab olema kõik diagnoosid, mis võimalikud on, sul peab olema vanemad surnud, et sa läbi lööks, sul peab naist ei tohi olla, sest siis sa tead, mis asi õnn on. Siis sa ainult oskad teha. Kõrvalt nähes tõesti, seal on väga suured eelised kahjuks, kui sa oled katkine fucking rott, sest siis sul on see, et sul on kogu ajumaht lähebki selle kunsti peale. Mingi motivatsioon on, jah. Jah, et ilmselt, et kui sul on kogu aeg mingi koht, kus sa pigem tahaks olla, naise kaisus, kodus koeraga, mida iganes, vanemate kodus mõnusalt aasal lihtsalt lakkepassida, teema toitu süüa, siis ilmselgelt on see, et sa võib-olla ei käi igal päeval kirjutamas midagi. Jah. Nii et kui sa tahad noorena läbi lüüa, siis hakka oma sildu põletama. Rikku kõik. Aga samal ajal, läbi lüüa on üks asi, aga teine asi on ikkagi, et nagu, miks näiteks Sal Saller on nii kõvasti läbi löönud, ta on lihtsalt kõige viisakam inimene maailmas, ta on ülimeeldiv inimene. Et ma arvan, et see mingi tasakaal tuleb seal tekitada nendes asjades. Ja see ka, mis ma nüüd Harri pealt näinud, Harri Matti siis, et seal on nagu, võib-olla see on loll teooria, mis võib-olla pisendab ta mingit annet veidi, kui vaadata teise nurga alt, on ju. Aga minu meelest see on nii, tema on hea näide, kuidas see on nii oluline, et see oleks ka fun tüüp päriselt. Sest koomikuna sa ootad oma mingit spotti kuskil, ta on nii palju üle maailma käinud, sa ootad oma spotti kuskil mingi võõraste inimestega, võib-olla 2 tundi kuskil päkkaris, et enne kui peale saad. Ja kui sa siis lihtsalt nurgas oled ja märkmikusse kirjutad, aga Harri lööb iga fucking ruumis ära, lihtsalt ta on nagu täiesti võõras keskkonnas, ta on hea häng, ta nagu oskab pidu panna, aga ta ei pane liiga palju pidu, tal on mingisugune üle inimese oskus ja energia, et olla 5 üleval, nii et nagu, et hommikul, mitte hommikul, aga tema jaoks hommikul kell 1 päeval läheb nagu mingi jõuks ja ratast tegema 5 tunniks ja ta on nagu organism kuidagi paigas ja ta on fun häng ja et see on ka kindlalt, et selle nii-öelda edu saladus, et sa pead päriselt ka olema nagu tuus vend, sest et see minu meelest see ajastu veits on möödas, et I on nagu great artist, aga ta on haige munn nagu, aga ta on nii andekas lihtsalt, aga fucking värdjas munn. Eestis eriti, nagu meid on nii vähe siin, et kui sa oled Eestis nagu ebameeldiv loominguline inimene, siis keegi ühel hetkel sul lihtsalt kukuvad kõik asjad ära, sest keegi ei taha sinuga kokku puutuda. Ja see jutt läheb jube kiiresti liikvele ka, kui sa oled ebameeldiv. Selles mõttes tahaks, aga lihtsalt vaadates mingid meelelahutustokke 50-ndest, 60-ndest, vaata, kui ei olnud seda tagasi, et ei olnud seda
tagaruumi passi tavafännidel, vaata su ellu, siis saidki olla, Sinatra tõenäoliselt full alkohoolik, vaata, naisepeksja ka tõenäoliselt, tegelikult on siin, aga lihtsalt... Ma ei Sinatra kohta palju tea, ma lugesin kuskilt Miles Davisel oli vist see värk, et tal oli mingi kõrivärk ja siis tehti kõrile operatsioon ja siis arst ütles, et sa ei tohi nagu nädal aega karjuda ega valju häält teha. Siis ta läks kohe mingi teisel päeval mingite plaadifirma vendade peale üliketasse ja karjus nende peale. Ja siis ta oli elu lõppu oli see sest et ta lihtsalt ei saanud nii palju viha oli sees maailma peale. Fucking türa. Mõnus. Aga jah, praegu on mängib oma pilli väga hästi, aga ta on väga viha. Jah. Mõnda kindlalt praegu häirib see, et türa küll, miks ma pean lahe tüüp olema? Mul oli üks... Ei, lahe tüüp ei peagi olema. Või nagu see sama asi, mis Timothy Chalamet'iga see, et mina tegin selle, et see on minu meelest see on õige mõtlemine, et ei ole mõtet olla kogu aeg muidugi nonchalant, aga sa ei pea olema mega ekspressiivne ja suhtlev inimene ka, kui see ei ole see tüüp. Ja chill peab olema lihtsalt. Peab lihtsalt olema fine nagu. Ja, sest et jah, kõik mul oli mingi point, läks juba meelest ära, pohhi. Liigume edasi. Alati, kui mul on siin räpi taustaga tüübid kohal, siis ma proovin kiirelt samal päeval kirjutada mingi riimi ja siis ma küsin sult 5 punkti skaalal, anna hinnang selle. Nii, oled valmis? No, ma biiti ei pane, ma biiti ei hakka panema taha. Nii, kuule nüüd. Samas ma olen ka mul ei ole see on old school. Jah, nii ma ei saaks, ma juba lugesin üle, ma ei saa. Aga tegelikult ma ka noorena luuleõhtutel käinud ja ma arvasin, et minus on midagi, aga siis ma sain aru, et kui me ainult 10 luuletust olen kirjutanud ja kõik on valedel eesmärkidel, et lihtsalt mingile naisele see hiljem ette lugeda, siis võib-olla see ei tule õigest kohast. Igatahes läheb riim. Hip-hip hurraa, ma hüüan, enne kui käeluu murran. Kellegi sünnal. See on minu enda sünna. Ma pole enam rühmas, ma olen eakate kuhjas. Jah, see ei ole üldse halb, ütleme niimoodi. Väga Veidi siuke off-beat on, et ei ole siuke A, B, B, C, C on. Ei, see oli väga eakate kuhjas on väga luuleline ja ma ei tea, ma ei oska tegelikult hinnata kellegi ühest viieni, mis sa ütled? Mul ei jäänud nii kohutavalt meelde. Ma ütlen hip-hip hurraa. Sul oli mingi asi, sa kordasid seal või nagu see on natuke see... jah, sünna ja sünnal, jah. Ei, see on lahe. Just Mattisega, kogu aeg räägin Mattisest, nagu ta oleks ma mingi elukaaslane või midagi. Tšau, Miia. Ja jälle Mattisega stuudios 12 tundi. Sorry, mis me õhtul sööme? Kas sa saad poest palun vii väga aga just meil on tekkinud mingi nali, et me avastasime, et Nublu kirjutab mu sõnu niimoodi, et ta ütleb rea ja siis kinnitab seda järgmise reaga, et mingi, et ma olen tagasihoidlik, ma olen veidi arglik. Ma mäletan, ma ju tegelikult mäletan. Et siis seal oli ka mingi see, aga see on üliäge, see kuidagi toimib eesti keeles. Ehk siis 5 punkti, jah. Millest? 5. Paneme 4-5, et siis on nagu arenguruumi ka. Okei, ta oli mingi õhk. Aga võt see on jälle, et eelmise teema juurde tagasi tulles, et kuidas olla chill vend, siis kohutavalt palju on neid olukordi, kus inimesed panevad sind lihtsalt proovile sinu selle chill vend olemise, et sa oled Balta chillis kell 4 hommikul ja siis keegi tuleb sulle oma luuletusi lugema ja sa ütled talle, et ma nagu praegu ei jaksa, aga siis ta ikkagi loeb ja siis sa oled märkamatult, kuna sa oled ju chill vend, oled nagu elust tunnikese kaotanud niimoodi, et muisa plästib, inimesed ümber sagivad, sa näed, kuidas su sõbrad juba lõpetavad joogid ära, lähevad koju ja siis sa oled selle tüübiga seal ja ta karjub sulle kõrva oma mingi pehme keelega, üritab sulle oma tekste ette lugeda ja siis sa pead midagi konstruktiivset ütlema selle kohta ka. Ma ei tea, ma ei usu väga sellesse, et mulle ei meeldi kunagi kritiseerida või hinnata kellegi asju siis, kui need päriselt nagu hinge ei lähe, et tahaks nende kohta nüüd kohutavalt midagi öelda. Kui keegi tuleb mulle oma luulekogu mustandiga ja on mingi, et loe mu käsikiri läbi ja anna hinnanguid, siis ma ei taha seda väga teha, sest et
parem oleks, et ta paneb selle luulekogu lihtsalt välja ja täpselt, siis see jõuab kuidagi minuni ja kotib. Ja. Siis ma võin öelda asju. Täpselt. Aga kas sa mingile support grupile saadad oma mingid lugusid enne või? Ma ei tea, ma olen väga kergekäeline nende asjadadega üldse. Kui mingi demo on, mis juba endale meeldib, siis ma tegelikult jagan seda nagu kogu ilmaga, et mingi, ma ei tea, ma olen olnud seda, et keegi fänn küsib umbes millal uut mussi saab, siis ma just saadan talle demo, ütleb, et ära kellelegi edasi saada. Ja siis ma mõtlen, et kui ta saadabki, et siis seda parem, sellepärast, et kui need asjad juba ette liikivad ja see on minu arvates juba suhteliselt valmis ja kena pala, et siis see on nagu selline suust suhu marketing. Et jah, ma lihtsalt jagan kõigiga, kes tänaval vastu tulevad ja siis sealt tuleb kogu see tagasi. Seal peab siis panema selle disclaimeri juurde, et ma nüüd nagu paarikesed, kes vaidlevad või paarikesed, kes üksteisele asju kurdavad, et see on, et mitte öelda naised, ma ütlen paarikes, paaris mõlemad teevad samamoodi, et mitte soopõhiselt üldistada. Ma olen õppinud ikkagi oma pika elu jooksul, et ärme üldista midagi. Et tihti on paaridel see, et sa tahad kurta või rääkida või jagada, on ju, ja sa tegelikult ei taha lahendust. Et umbes sama, et kui sa demo lased, et sa ei taha kriitikat tegelikult. See on juba valmis, ma lihtsalt lasen enne kui see on väljas. Aga näiteks ma meelega näiteks eriti teistele koomikutele tüüpidele, kes kirjutavad asju, et kui ma ei tea, mis iganes Instas mingid sketši teen või mingi kolläbi, mille üle mul on hea meel, siis ma ei näita kunagi enne kellelegi, sest ta võib, mingi üks kommentaar võib täiesti derailida kogu asja nagu, et sa kuuled ära, ja siis hakkad mõtlema, vitt on jah nii, aga seal on see ka nii oluline, et see oleks selle SA Energia pealt tehtud ja mulle meeldib ja see on lukus ja siis ma pigem postitan ja siis pärast on see, et kui keegi pärast ütleb, et kuule, et seal oleks võinud see olla ka, no ja oleks võinud jah, nagu ma ei tule kõige peale nagu fuck off, veits lõpuks fuck off. Ja ma võin seda kriitikat vastu võtta, aga eks ma ikkagi võtan sealt ainult selle, mis mind huvitab. Kui ma olen talle pähe võtnud, et see jääb niimoodi, mingi detail, siis see jääb niimoodi. Et siis ma usaldan ainult enda bändiliikmeid ja oma pruuti ja perekonda. Aga palju sul üldse, te on ju Tirmaste produb, sina nii-öelda oled songwriter, tõenäoliselt ikkagi producer nii-öelda. Ma istun seal, näitan, et mis ma tahan muuta. Ma ei oska ise teha, aga tee mulle niimoodi. Ma oskan, ma FL Studiot jagan, ma ei ole Logicut ega Abletoni ära õppinud, aga Tirmaste Logicus suurem juba mitu aastat on teinud ja siis ma enam-vähem tajun, kus seal mingid asjad on, aga jube mugav on niimoodi. Kunagi ma tegin ikka nagu kogu aeg FL Studios mingeid biite, sampeldasin mingeid asju lihtsalt näpuharjutuseks. Viimasel ajal väga ei viitsi. Viimasel ajal on see, et lähen stuudiosse, Mattiase arvutis toimub kogu värk ja tema seal saeb ja kopsib ja mina samal ajal kassin nurgas ja üritan endale tekitada uusi halbu eluvalikuid selle jaoks, et mingisugust inspiratsiooni saada. Lõpuks on ikka see producer teeb seal palehigis kogu asja valmis ja siis samal ajal see artist on seal taustal, kelle nimi lõpuks alla läheb, nii raske, ma pean kirjutama need sõnad. Aga üldiselt töötame temaga kahekesi, aga ka näiteks Rein Fuchs teeb asju, mõned lood on tema kirjutatud, näiteks Rõõmus viimase plaadi pealt on tema musa. Ja Taali Lehtla mängib bassi meil veel bändis. Rein mängib muidu trumme ja backtracke. Aga see kooslus on meil mingi 1,5 aastat on või midagi. Katlas juba tegime sellise koosseisuga, siis olid taustalauljad veel ka kaasas ja mingid külalised räägid. Aga jah, kunagi tegime Marisega, Maris Pihlapiga koos ka asju, aga siis Katel vist oligi meil viimane koos või. Ta ütles ühel hetkel, et ta tahab ikkagi oma soolovärki teha, sest ta on ka artist suure A-ga ikkagi. Ja siis hakkab räigelt närima, kui sa oled nagu mingi sidekick lihtsalt kusagil. Just, muidugi. Eiki bändis. No, meil on siis taustalauljaks Maris Pihlap. Aga jah, see on mega hea, et sul, tegelikult see on ju tagasi või hetkel või olevikku vaadates on see mega luksus, et sul on siuke gäng, vaata. Et kellega saad istuda ja saad minna nagu lihtsalt põhimõtteliselt, nagu Bill Burry'l oli see, et hea paralleel, et Steve Jobs ei mõelnud iPhone'i või seda iPodi välja, vaid ta lihtsalt ütles mingitele inseneridele, et tehke mulle nii, et ma saaks 10 000 lugu siia panna. Ja siis insenerid hakkavad tegema, et ta sööb mingisugust pretensioonikat puuvilja samal ajal nagu viirsikut. Et nagu, et ma tahan, et 10 000 lugu oleks siin ja hakkagi pihta. Inspireerib neid tüüpe. Et sa saad samamoodi seal chatis mingit eluvalikuid, nagu sa ütlesid, täitsa keelata ja ma vihkan sind üldse, oi, pagan, heartbreak, fuck. See on, ja selle ma varastasin selle eluvalikute asja vist Joonas Veelma, Pöial on jala laska, ma ei tea, oled äkki tema mingi karikatuurini. Ta teeb naljakaid mingi pildikesi, aga ta on ka Eesti mingi
slam poetry kunn lihtsalt käib välismaal, võitis ära vist slam poetry mingi Euroopa, Aafrikas käis vist kusagil riigis. Ühesõnaga, väga pull vend ja siis tema debüütkogus, mis aastaid tagasi ilmus Alaska, siis seal oli selline luuletus, no kõik on tal sellised jutukesed rohkem. Ja siis oli selline, et lugupeetud Kultuurkapital, palun eraldada minule 50 000, vist oli 50 000, 50 000 eurone toetus raamatu Minu halvad valikud aluseks olevate sündmuste läbielamiseks. Jah. Midagi säärast. Makes you think, no. Makes you really think. Yeah, it really makes you think. Essa luuleraamat, mis ma sain, tuli meelde, siis vaikselt tõmbame astvad kokku, oleme siin rääkinud küll. Meil oli Prantsuse lütse, mis käisin mina olen ka Tallinna snoob, et meil olid seal mingid luule või oma loomingu õhtud ja siis seal oli mingi hetk oli teisest koolist tulnud väga vana ja mingi, äkki ta oli mingi reaalkooli vilistlane või in-college'i vilistlane sattus meie noorte õhtusse, oli Jürgen Rooste. Ja siis ta tuli lugema, me ise tegime mingit akustilist lugu seal ja siis Jürgen Rooste luges mingi luuletusi ja siis kõik velvet pükstega minusugused pikajuukselised poisid on jalg üle põlve ja täiega saan aru, tahaks ka vist olla nagu Jürgen Rooste ja siis tal oli mingi 10 oma luuleraamatut kaasas ja küsis, et kes tahab ühte. Ei, üks oli kaasas, sellest lugeski maha lihtsalt enda luuletusi ja siis küsis, kui oli lõpetanud, küsis, kes tahab ja siis ma olin nagu, sa julge, kes käe tõstis, viskas mulle selle, et nagu siuksed asjad jäävad meeldevad, sest see on ka mingi väike eneseületus ja mingi, ma sain selle tüübi ja siis ja nüüd ma arvan iga kord, et ta on surnud, sest et Elu24 teeb Jürgen Rooste rubriiki, kus on mustvalged pildid temast, mis on nagu ma vaatan kogu aeg avad mingi Elu24 või postime. Täitsa elus, ma Facebookis olen temaga sõber, sest ta postitab tekste vahepeal ikka. Jah. Tal on nagu halvemad ja paremad päevad, vahepeal ta on hästi vihane maailma peale või hästi kurb, ütleb, et ta on kole vana mees ja et kõik on halvasti, et mis siin saab ja kõnnin Porise Kopli vahel, aga siis teine päev on jälle lootust. Tead, ma ajasin tüübid sassi praegu, Elu24 on Juku-Kalle Raid. Ja temal on rubriik, kelle puhul ma kogu aeg arvan, et Juku-Kalle Raid on surnud, sest et tal on reaalselt rubriik, kus on mustvalged pildid temast. Iga kord, kui tema see rubriik on, siis mustvalge pilt temast, siis ma mõtlen, surige ära lõpuks. Aga vedanud mitte lõpuks, surige ära. Parem välja. Ehk et tõesti, ma olen blendinud kokku Jürgen Rooste ja Juku-Kalle Raidi oma peas millegi pärast. Ma vist saan aru, kust see tuleb, ja mõlemad kiilakad. Täpselt. Ma olen guugeldanud Jürgen Rooste juustega ja ei ole vastaid kahjuks. Sellest ei ole fotosid olemas. Ajas kohe kiilaks ja kasvatas habeme ja pani. Ja. Kas sa oled kuulanud mingit lugu kunagi, mingit kellegi teise laulu? Jah, kõik, okei, rohkem midagi. Ja siis sa oled nagu loo peale tönnima hakanud. Muidugi. On ikka, jah? No ma olen siuke õrna hingega või nagu eriti mingi 10 ajal, kui oled vähe aega elanud ja siis tundub, et elu on nii traagiline, et tahaks ise ka mingi Tšehhovit mängida ja suurt kunsti teha ja et kõik on, ma nagu mõistan seda valu kõik, et maailm on nagu nii tume. Reaalsuses lihtsalt mingi, ma ei tea, mingi neiu meeldib ja siis tema sind ilmselgelt ei taha, et kas me saaks järgmine nädal kinno minna? Ei, mul on siis kinni. Kas sul on ainult sellepärast kinni, et sa minuga ei taha kinno minna või sul on päriselt kinni? Siis kirjutad luuletusi. Mõtled, miks Miley Cyrus ei vasta mul. Jah, aga siis oli kõik muidugi tundus palju äärmuslikum ja keerulisem. Jällegi Otsmiku Sagar on mängus. Ja siis ikka oli nii, et isegi nagu minu partitrikk oli see, et kui ma jõin, siis ma hakkasin nutma kohe. See läks õnneks üle mingi hetk. Ma olin alati, mingi faas peost oli see, kus Eik kuskil tund aega on kuskil teises toas ja keegi lohutab nagu. Et nagu... See on hea. See on nii tuus. Ma ei tea, aga ma vist nagu nutsin oma need nutud ära ja nutsin oma mingid, mis iganes traumad välja. Ühel hetkel nagu enam ei olnud seda tahtnud. Ma ei tea. Ma mäletan, ma nagu
draama tampisin oma sõbrantsidele palju asju, ma olin mingis 10 ajal ühte klassi ühesse armunud ja siis tal oli mingi teine kutt juba ammu ja siis ma võtsin iga pidu uue nagu sõbrantsi ette, et temaga kuhugi eraldi telki minna, mitte midagi tegema, aga lihtsalt, et sealt olla kurta, kuidas Karolin mind ei armasta. Ja kuidas ma ikka pean selle lükke tegema ja selle käigu ma pean midagi ära tegema. Ja siis saad aru, mida mitte sa teed. See on nii 10 asi. Ja, täpselt. Siis saab läbi, siis sul jõuab kohale. Ma tuleb mingi selgus. Ma kordagi mõelnud selle peale ka, et äkki, see on muidugi ego asi, mida mõelda, aga äkki ühel neist mu sõbrantsidest olid minu vastu mingid tunded ja siis lõpuks on see, et võttis tahab minna kuskile rääkima ja siis tambin talle, kuidas ma olen armunud teise naise. Vabandust kõikidele, keda ma olen väntsutanud vaimselt. Tunde raisatud. Ma loen sul natuke oma luulet, si tahad. Lasen oma tema telost. Ja, aga olen ikka nutnud muusika peale ja palju. Ja. Ma proovin leida ühte list, mis mul on, ma tahaks... Mis hiljuti oli? Võt see. Mul tuli meelde, mis mul oli hiljuti, aga sa mõtle. Mul vist oli tulin sõbra matustelt ja siis siis kodus puudiga kuulasime Vaiko Epliku seda kuradi Vari eluplaati see siniste pastaka kaanekaga see kus see kõik seal vist oli soor ebased ka sellest skippisime seda see ma ei viitsi kuulata see on järeleerdatud kahjuks sorry Vaiko ma arvan et talle ka enam käib närvidel see lugu aga peab tegema sest et mingid tüübid tee seda. Aga siis kuulasime neid laule, need ei ole isegi mingisugused matuse laulud, aga siis lihtsalt see oli kuidagi nii ilus. Siis oli selline elu tähistamise nutt oli sellega kaasa. Ja. Kui matuselt tuled, siis võib-olla on loos nii palju loosüüse. See pisar. Ja, ma laskma seda ei hakka, tõmbame otsad kokku, mul lihtsalt tuli meelde ja ma olen seda kuskil ainult Facebooki stories teinud. Mul käis see Sten Nolle siin külas ja tema puhul ma olin taga kuidagi läbi käinud varem, aga polnud nagu loomingut liiga süviti kuulanud ainult viimased 2 asja. Ja siis ma kuulasin kõik asjad läbi, et oli mingi 2017 album nimega Kaustik ja seal on teine lugu nimega Lahkud. Ja ma olen nagu mingi iga kord, kui ma selle peale panen, mul on nagu see lihtsalt nagu vägivaldselt tönnin nagu, sest see on nagu, ma tean, mul on need sensorid või need retseptorid. Mul on veidi siuke basic inimese retseptorid, et see on väga siuke mis näiteks üks hästi ilgelt meeldib mulle bänd The National ka. Mulle ka. Ma ei ole nagu süvenenud, aga võib-olla nagu posh muusiku jaoks see on nagu mingis mõttes lihtsa viisiga, ta on siuke Kesk-ja-kriisi muusika. Jah, just, et see on siuke, et just kui mõtled, sa ei näe nagu seda nagu siukest erakordset annet selles muusikas. On sitt öelda võib-olla, aga see on, minul egoistil on see, et ma saaks samamoodi niimoodi laulda. Sest, aga ühesõnaga, see mulle meeldib ja see Lahkud minu meelest on veits sarnane selle vibe'iga. Nationaliga just see, et Sten laulab selle suht madalalt ja tal on siuksed lihtsad asjad ja käigud ja ta on siuke hästi elevated nagu mingis, see kõlab hästi sitasti, aga telenoveelalik, ehk siis ta on nagu üle mängitud emotsioon nagu veits, mis mõne snoobimaa muusiku jaoks võib-olla on jälle siuke kerge minek, nagu lihtne vastupanu, et ma saaks, muidugi me saaks kõik ilusa ballaadi kirjutada, aga ma ei taha, mingi siuke, aga ma ei ütle, et see Steni lugu on mingi imal nagu ballaadi teema, aga lihtsalt mine, kui sa tahad, kui sa oled härdas olukorras praegu kuulaja, siis kas siis pane Epliku album peale. Siis sa pead olema muidugi sõbramatuselt tulema. Sa oled niikuinii kuulnud. Ja või siis võta Sten Nolle Kaustik album, võta sealt Lahkud lugu ja siis panen kuradi autos kõllid põhja, aga jää tee serva seisma, sest et sa hakkad kindlalt ja kui sa ei hakka tönnima, siis sa oled sees surnud ja sa oled unustanud ära, kuidas inimene on. Igatahes persse küll. 6. juuni Von Krahlis Eiki suur kontsert. Piletid on kindlasti kuskilt saada. Piletikeskusest. Tuleb kindlasti haigelt palju üllatusi, lahe valgusshow, laserid, Tiit Kikas on kindlasti mingi Oreliga seal kohal.
sinnapoole. Flööti saab näiteks. Keegi tuleb laest ja õhupallid pärast ja Graali kohvik on ka kindlasti avatud. Ja nii, et minge sinna, toetame mussi ja kuulame head mussi ja kui ütlen toetame mussi sinu suguse artisti puhul, siis see on nagu siuke pisendamine veits. Mine lihtsalt kuradi kontserdile, nagu ei ole mingit toetamisjuttu, nagu fucking hell. Võta pilet, mine kuula mussi, mulle hea on. Ja sul on kindlalt kuskil mingit merchi ja pane follow ka, pane Instas follow ka. Ja nüüd ma võtsin hästi sujuvalt lõpulaulu, kui mul see on siin alles üldse, mul ei ole vist olemas seda. No siis jätame vaikusesse, ma panen pärast muusikasi. Thanks, et olid. Aitäh.